Tere taas, hea Elulabori kuulaja. Tänase saate külaline on inimene, kelle nimi seostub paljude jaoks teatri, televisiooni, filmide ja lugude jutustamisega. Mina tean ja tunnen Gerdat juba väga ammusest ajast. Meie teed ristusid esimest korda rohkem kui 30 aastat tagasi Palmse mõisas, kus käisid filmivõtted ja telesaadete tegemine. Sellest ajast alates olen ma tema tegemishuviga jälginud, nii ekraanil, laval kui kulisside taga. Täna olen ma külas Läänemaal, Paatsalus, Kanamardi talus, kus Gerda suviti kirjutab, loeb, loob uusi lugusid ja valmistab ette järgmisi teatriseiklusi. Räägime tema lapsepõlvest, lugemiskirjast, õpetajatest, kirjutamisest, telesarjadest, kooliteatrist ning sellest, kuidas sünnivad lood, mis jõuavad publiku ette. Ja tänane päev on eriline veel ühel põhjusel. Kui see podcast 25. juunil eetrisse jõuab, tähistab Gerda oma sünnipäeva. Seega kasutan võimalust ja soovin talle Elulabori kuulajate nimel palju õnne, jätkuvat loomisrõõmu, tugevat tervist ning hulgalisi häid lugusid, mis alles ootavad kirjutamist. Sea end mugavalt sisse ja tule meiega kaasa sellesse mõnusasse suvisesse vestlusesse. Head kuulamist! Tere, Gerda! Tere! Ilus päiksepaisteline päev siin Paatsalus, Läänemaal. Lind laulab, istume verandal, see on esimene salvestus, kus ma saan õues olla kellegagi juttu rääkida. Et kuidas sul päev täna on alanud? Praegu on juba keskpäev. Me käisime hommikul Tõstamaal, käisin seal aianduspoes ja siis Jaanus võttis muruniite jaoks bensukast ja eks ta kipub suveti ikka nii olema, et raske on ennast sinna kirjutuslaua taha sundida, ikka tahaks teha igasuguseid asju õues ja siis see aiapidaja hullus ka, mida ma juulis kindlasti kirun, sest siis selleks ajaks, kui kõik on niimoodi metsikult lokkama läinud ja rohida ei viitsi ju väga, aga praegu, kui saab nagu neid istutada ja potitada ja jõud käib üle, praegu on küll imetore. Nii on. Mulle meeldib oma juttu alustada ikka sellega, et kas sina mäletad seda aega, millal sa mind esimest korda trehvasid? Mina tean, aga ma küsin sinu käest enne. Kui sa nüüd niimoodi, ma tean, et see oligi ammu, aga ma väga täpselt ei oska sulle küll öelda. Ja millega seoses? No tõenäoliselt võis olla seoses kas kooliteatriga või mingi filmiasjandusega või teleasjandusega. Ja teine vastus on parem ikka filmiasjandusega. Nii, tuleta meelde. Ma ütlen sulle järgmise vihje 34 aastat tagasi. 34, praegu on 26, 1990, kuskil 2000 või? 1992. 1992. Mis oli sinul sel hetkel päevakorral? Suvel saab 34. Armas taevas ma praegu küll ei oska, 92. Annan järgmise vihje, Virumaa. Käisin tol ajal palju Eeriku juures, Eerik Ruusi juures, Palmses. Juba õige vastus kõlas? Nii. Palmses. Palmses. Ja mis sa tegid? Kas me tegime seal Ojatõnniga äkki seda kultuuripikniku saadet või? Ma arvan, et seda sa tegid seal ka, aga enne seda sa olid Jaan Kolbergiga, tegid filmi. Jaan Kolbergiga filmi? Jah. Jüri Rummist. Ei, meie olime ikka seal, meie ei teinud filmi. Meie tegime sellest filmist ikkagi sellele kultuuripiknikule saadet. Ja. Koht on õige, aeg on õige. Ja sealt on mul üks imetore mälestus, veel seostub mu tütrega, mul oli tütar kaasas. Ja siis ma olen teinud ühe pildi, mida kahjuks ei ole alles, kus istusid siis pingi peal Tõnu Kark, Arne Üksküla, ma ei mäleta veel kes, ja mu tütar istus seal Arne Ükskülas üles ja mingi sellest pildist on tegelikult tohutult kahju. Palju viisk oli veel seal võttel veel, jah? Ja see oli äge aeg. Nii et mina sellel ajal Lahemaa rahvuspargis töötasin ja ühtepidi sellest ajast ma mäletan sind, ma tean sind.
et selline inimene on olemas ja olen sinu tegemisi jälginud jah, paremal ja halvemal moel ikka kogu aeg. Mida aeg edasi, seda rohkem olen sinu asju vaatamas käinud, isegi Rakvere teatris olen su etendust vaatamas käinud. Siia Tõstamaale kahjuks ei ole jõudnud. Aga sa saad seda viga võimalik sel suvel parandada, et ma väga kutsun sind. Juulis me mängime, juuni lõpust ja juuli esimese poole mängime seda eelmise aasta Häärberit ja 6. augustis etendub uus lugu Laevad jäätuvad aeglaselt, et anna teada, kui sa saaksid tulla. Absoluutselt, aitäh. Ma vaatan ka oma kalendri üle. Tohutu kiire kalendri. Ei, suvi tegelikult ongi rahulikum. Jah, jõudsime tegelikult selle Häärberi ja kogu sinu teatri juurde, aga enne veel võib-olla küsiks seda, et sa iseenesest ju oled ju Tallinna tüdruk. Ja kuidas nüüd sina jõuad siia Läänemaale otsapidi? Mis sind siia on lõpuks toonud? No tegelikult ma nii väga puhas Tallinna tüdruk ei ole. Ma olen küll Tallinnas sündinud, selles Tartu maantee Torniga majas või õigemini sinna toodi mind sünnitusmajast. Seal oli, mu isal oli siis Tvigateli poolt saadud tuba ühiskorteris, kus mu vanemad tol ajal elasid. Aga tegelikult ma pean ennast rohkem ikkagi Haapsalu tüdrukuks, sest mu mõlemad vanaemad elasid Haapsalus ja kui mu vanemad olid noored, siis ma olin hästi palju seal vanaemade juures. Ikka aasta ringi, kuni koolini. Kooli läksin Tallinnasse. Aga miks siin siis nii kummaline, kui see ka ei ole, siit 25 kilomeetrit ehk Lihula lähedal Hälvati külast on pärit minu isapoolne suguvõsa või minu isapoolne isa-ema siis. Ja kui me otsisime seda suvekohta, siis mulle tundus, et see oli hästi tähenduslik just, et ma tulen selle 25 kilomeetrise ringi peale. Ja kuigi meie suguseltsil nagu ei olnud midagi alles, sest kõik võeti ära, kõik pandi vangi, kõik saadeti Siberisse, nagu ikka see Eesti lugu on. Aga nüüd ma võin väga suure uhkusega öelda, et ma palusin teha Fred Bussil endale nagu selle isapoolse vanaema suguvõsa ja see nii-öelda kõukude uuring. Ja siis tuli sellega välja, et terve see tee, nii-öelda see Ristivirtsu maantee alates Lihulast kuni siis Tuudini ja natuke vist edasi ka kõik on minu suguseltsi ja kõik siitkandi rauad, sitsid ja nilbid on kõik mulle kuidagi hõimlased ja meil on siin üle aasta väga toredad suguvõsa kokkutulekud, kus on kuhu tuleb ikka palju rahvast kokku, et selles mõttes see, et ma olen nagu oma suguvõsa piirkonnas ikkagi ja see on kuidagi väga hea tunne. Ja energia tõenäoliselt. Jah, ja see on, sa tunned, et sa oled kodus ja midagi ei ole teha, kuidas mulle väga-väga meeldib Lõuna-Eesti ja Rõuge järvestik ja kõik selline. Aga siin on ikka kodu. Meri peab olema, ma teda iga päev ei pea nägema. Aga sa tead, et ta on olemas. Jah, ja selles mõttes ongi, et nagu see Eesti klassika kõlab, et normaalne inimene ehitab oma hüti ikka merest kaugemale. Aga et sa ei pea seda merd kogu aeg nägema, aga teadmine, et sa saad sinna minna, et ta on olemas, see on mulle tähtis. Sama siin, mina Kundas elan ja olen elanud ja vahepeal ära käinud ja elan nüüd Kundas tagasi ja ma tean, et minu otse aknast merepiirini on üle metsa 1,5 kilomeetrit. Maanteed meil on natuke rohkem, aga see on jah olemas see teadmine, et meri kuidagi avarus siis kuidagi nagu sobib. See talukoht, kus me oleme, on põneva nimega, Kanamardi. Tead sa sellest ka midagi täpsemalt? Kus selline või miks selline nimi? Ma tegelikult ei tea. Mul on oletused, et kui me selle koha ostsime, see oli siis 2005 või tegelikult 2007 me vormistasime, 2005 me tulime siia, siis meile anti, kuna siin on mitu maaüksust ja see, kes meile müüs, tal on siin nagu see talumaad olid väga suured ja see oli lõigatud nagu erinevateks maaüksusteks, siis meile anti valida, et kas me tahame talu nimeks Kanamardi või Põlde. Põlde tundus mulle nii igav. Muidugi me tahame Kanamardi. Me valisime siis Kanamardi, aga ma ei ole nagu jõudnud kunagi uurida, aga ma tean, et siin samas Pärnumaal mitte kaugel on Kanamardi küla.
Ja siis minu teooria on see, et kunagi tuli siia sealt Kanamardi külast keegi koduväiks äkki. No vot. Ja kes tahtis oma seda põlistada ja sellega saab vahetevahel palju nalja ka. Nüüd on muidugi GPS läinud nii täpseks, et enam ta ei eksi, aga vanasti ikka, kui inimesed üritasid sõita või siin ütleme 10 aastat tagasi Kanamardile Kepsu järgi, siis need juhatati sinna kuskile sinna Koonga kanti. Nii-öelda soojendusbändi juurde. Väga hästi. Siin sa siis põhimõtteliselt lood ja tegutsed ja kirjutad. Kuidas sul see inspiratsioon niimoodi siin olles, kuidas inspiratsioon siin niimoodi? Tead, ma saan selle järgmise lause eest kohe vasta näppe, sest ma olen juba vahetevahel saanud. Üldiselt olen ma seda tüüpi, kunagi Vaiko Eplik sõnastas selle, et inspiratsiooni ei ole olemas. Et see on töö nagu iga teinegi, istud kirjutuslaua taha ja hakkad kirjutama. Et tema rääkis seda heliloomingu kohta ja ma põhimõtteliselt olen temaga nagu nõus. Aga niipea, kui ma olin selle välja öelnud, siis muidugi hakkas tööle see, et ja istud seal laua taga, aga midagi ei tule ju. Ja. Ei pruugi tulla või siis tuleb mingit täielikku nõmedust. Aga nüüd ma olen nii palju neid näidendeid kirjutanud, et nüüd ma tean juba seda, et iga kord on see faas, kus midagi ei tule. Iga kord on see faas, kus kõik, mis tuleb, tundub äärmiselt nõme. Aga siis tuleb lihtsalt kirjutada, siis ongi see, et siis ei tohi jääda ootama seda inspiratsiooni, vaid siis tuleb lihtsalt kirjutada, kas mingeid teisi kohti, kus sa tead, et ma ühte kohta tean, vot seal on nii. Ja siis, või kas või mingit nõmedust, siis ma püüan selles faasis kirjutada iga päev ühe pildi. Ma võin selle välja visata pärast, ma võin selle täiesti ümber kirjutada, aga lihtsalt, et ma kogu aeg sunnin oma alateadvust sellega tegelema. Ja siis, kui ma saan selle ühe põhja kokku, et nüüd esimene variant niimoodi lõpeb ja nii on, siis läheb huvitavaks. Siis ma teen sellist tehnilist tööd, et ma parandan üritan mingeid detaile sisse kirjutada, mis ma olen väiksed mõttekribalad kuskil üles märkinud ja nii. Ja siis ideaalis peaks saabuma ühel hetkel selline hetk, kus näidend hakkab ennast ise kirjutama. Ja see on, siiamaani on nii alati läinud, aga õnneks on alati ka hirm, et aga äkki seekord ei lähe. Läheb rappu, jah. Ja, nii et jah, ei tea. Mul on ka päris mitu head sõpra öelnud, et ma olen ka neile öelnud, et hakka tegema või mis iganes. Ma olen öelnud samamoodi, et mul ei tule vaimu peale praegu, nagu Jaan Tatikas on ja ma ei tule vaimu peale. Just samamoodi istu hakka kirjutama või monteerin mõnda üritus kokku, et mul ei ole praegu vaimu. Mul peab olema mingisugune säde, et ma lähen seda, sõna otseses mõttes mingi salvestatud, mis ma olen tehnikasporti või mis iganes olen teinud, et samas tõesti hakkaks nagu lihtsalt lõikama ja vaatan, kuidas läheb, ma saan aru, et see on nagu vale energia. Ja. Et nagu pärast ma teen ringi kõik ja see on nagu topelt töö minu jaoks. No on jah, aga samas vaata su alateadvus ikkagi tegeleb sellega ja see on suur samm edasi. Teine asi on muidugi see ka, mis vahetevahel aitab täitsa vastupidine asi. Et olenemata sellest, kui kiire on või et ma lihtsalt viskan selle kõrvale. Ja miks mulle õudselt meeldib, et mul on kõrval alati kas mingi tõlketöö või ma olen nagu kirjutanud mingeid dramatiseeringuid sealt kõrvalt või näiteks niimoodi ma tõlkisin Musta printsi Rakvere teatri jaoks just teise asja kõrvalt, mis jooksis kinni. Niimoodi ma kirjutasin Endla jaoks sellise näitemängu filmistsenaariumi põhjal nagu Armastuse õigekiri. Et millel on nagu lugu olemas, mida sa ei pea lugu välja mõtlema, mis töötab ennast ise. Et vahel aitab sellest ka, kui sa nagu eemaldud. Aga mul on lihtsalt see häda, et ma olen kohutavalt kannatamatu ja ma lähen jube kergesti nagu närvi. Ja kui ma lähen närvi, siis see on nagu halb. Selle tõttu ma üritan ikkagi kuidagi hoida seda, miks ma sunnin ennast iga päev kirjutama, ongi just see, et ma üritan hoida seda alateadvuses kogu aeg kuklas. Ja siis hakkab juhtuma vahel sellised imelisi asju. Võib-olla see on see, mida võib nimetada kusagilt otsast inspiratsiooniks või selleks, et vaata on sõna anne, et sulle midagi kusagilt antakse, et sulle antakse. Ühel päeval sa lähed, istud autosse, paned auto käima, raadio läheb automaatselt käima, ja sealt tuleb üks laul. Ja mis kohe haakub see teemaga. Mis annab sulle järsku nagu selle, et sa tead, kõik läheb paika. Või teine variant on see, et ma loen mingisugust välismaa krimkat õhtul ja korraga seal üks tegelane ütleb mingi lause
mis ei seostu tegelikult absoluutselt sellega, mida sina kirjutad. See fraas kuidagi. Jah, aga see kuidagi kõlksub. Nii et need on kummalised asjad, mis juhtuvad, et hästi tore on, võt sellepärast ei tohi närvi minna, et hästi on vaja olla lahti selle jaoks, et ühel hetkel sulle saadetakse. Et siis pärast hiljem need pusled kokku panna tükil, eks ole? Täna oli mulle õudselt tohutult, mulle tõesti tohutult meeldib see Nublu laul, see Kesselaid. Mulle ka. Ja see tuli täna just raadiost ja mõtlesin, et mul seal näidendis seekord küll midagi sellist muusikat ei ole, aga see meeleolu, et võt seda ma peaks kuidagi saama ära kasutada, jah, et see on mul absoluutselt selle suve täielik hitt juba praegu. Ja tegelikult vaata ju, kui laulust rääkida, et mitte milleski räägib, aga samas on lugu ja kõnetab. Ja, aga ma ei tea, kuidas teisi, aga mind ta kõnetab veel sellepärast, et kõik see, mis ta seal esimeses, see, kuidas ta raha ilma jääb, miks ta kõik on siin samas. Ja meie sõidame ju need samad punktid kõik läbi iga kord, kui me siia tuleme. Et minu jaoks on ta veel kuidagi nagu eriti ja siis veel see, minu meelest on see geniaalne mõte, et sa lähed me pole vist keegi seal Kesselaiul saanud käia, eks ju. Näed ainult seda laeva vaat, on ju. Aga see mõte, et seal Kesselaiul on kusagil mingisugune selline Bahama saarte meeleolu ja see on nii tore laul. Mingi unistuste paik, eks ole. Aga paraku ei saa, jah. Väga äge. Kuule, aga sa oled ju tegelikult nagu see stsenaariumi kirjutamist oled ju päris kaua teinud. Mäletad sa, mis on su esimene stsenaarium, ütleme, kui räägime nüüd mingi filmi või video või selle saate mõttes? No saate stsenaariumeid ma tegin ikkagi päris ammu, võt umbes sel ajal tõenäoliselt, kui sina või isegi veel varasemal ajal oli selline saatesari nagu Tähevalgus, mis rääkis, me kutsusime seda surnud näitlejate sarjaks, et seal olid, oligi sellised Urmas Kibuspuud ja põhiliselt oli selle sarja stsenarist Toomas Lõhmuste. Aga võt sealt tema kõrvalt, vaadates tema stsenaariumi, ma nagu sain aru, kuidas see võiks käia või kuidas see kompileerimine materjali dokumentaalsega nagu nullist stsenaariumit. Ega ma ei mäleta, tõenäoliselt oli mingisuguseid katsetusi ka enne, aga ma niimoodi tootma stsenaariumi hakkasin ikkagi seoses Viimase võmmiga. Et alguses tulid ju sellele Viimasele võmmile, me saime see oli saksakeelne originaal, eks ju. Tõlkija käest tuli mulle see saksakeelse põhjatõlge. Ja siis ma hakkasin sellest kirjutama, nagu siis teda Eestisse kohandama ja nii edasi. Ja siis said need saksakeelsed stsenaariumid otsa, sellepärast, et see sakslaste Mikk Kotkas või ta nimi oli ka Mikk, aga ma mäletan, mis ta perekonna nimi oli, et temast sai Hollywoodi staar. Hollywood leidis ta üles sealt sellest sarjast ja nemad lõpetasid nagu ära, aga tol ajal siis Raivo Suviste arvas, et me võiks ikka edasi teha, siis ma kirjutasin ise nagu edasi. Ja see on selles mõttes tore periood mu elus, millest ma uhkusega räägin, et ma olen oma elus sooritanud üle 100 mõrva. Sest ma käisin mingil perioodil niimoodi ringi, et mõtlesin igal pool, kus saaks veel kedagi tappa, kuidas saaks veel kedagi tappa. Ja sellepärast, et ma olen vist neid teinud nii palju, ma ei ole üldse verejannuline inimene, et ma tegelikult ei taha kellelegi liiga teha. Aga siin on äkki idee sulle uus raamat, Mõrvari käsiraamat või midagi siukest? Ja see on, aga see Eestis see raamatu tegemine on nüüd üldse kõige tänamatum töö nii rahalises. Seda võib lubada endale siis, kui sa oled rikas. Et siis istud ja kirjutad raamatuid, et raamatu eest raha saada ei ole, on väga tähendab, natuke saab, aga selles mõttes, et sellega ei ole võimalik elada. Et ma kirjutasin ju pärast, kui need lõppesid ära Viimane võmm ja Siberi võmm, siis üks kirjastus tegi ettepaneku Siberi võmmi 3 esimese loo põhjal, ma kirjutasin sellise romaniseeringu. Aga see vist ei müünud üldse, sest pärast seda pole keegi palunud mitte midagi taolist enam teha. Et ma olen küll mõelnud, et... See on mingi väikses formaadis, eks ole, see raamat? Ei, see oli täitsa korralik raamat, pehmekaaneline, oligi... Mingi sarnase teemaga Viimane võmm Tallinn lõhnab vist või? Kadrina rahvamajas seal Ahto Lembit mulle jagas mingid seal raamatuid seal mingisuguseid. Need väikses formaadis, kuidagi mingi samas võtmes oli see teema.
ma võin nüüd eksida, ma tõesti, ei, see oli täitsa tavalises formaadis ja Veiko Tääri pilt oli peal, aga ainult üks see nagu ilmus, et selles mõttes rohkem. Aga ma olen mõelnud, et võib-olla kunagi, kui seda rööprähklemist hakkab vähem olema, ma ei tea küll, millal see juhtub, sest ma olen nüüd pensionil ja rööprähklemist on ma ütleks endisest veelgi rohkem. Aga siis, et kunagi tahaks võib-olla võtta selle ette ja teha ikkagi mingi valiku nendest just mitte viimasest võmmist, kuna see on tegelikult ju ikkagi kellegi teise poolt välja mõeldud tegelased, aga et see, mis on ikka puhas originaal, on Siberi võmm. Et võib-olla sellest osast veel midagi kirjutada ja eks ma nüüd proovisin ju kirjutada Härberist nagu romaniseeringut, sest mulle tundus seda lavastust tehes, et mul jäi nii palju mõtteid nagu välja või see, ütleme pigem nagu neid taustalugusid, et mida see tegelane veel mõtleb ja aga ma saan aru, et see ikkagi ma ei kujuta ette, mis nõks see on, et teha Eestis nagu müüvat raamatut, kui sa ei ole näiteks Andrus Kivirähk, eks ju, et eile just käisin sellel festivalil Head read ja intervjueerisin ühte Soome autorit, Maija Kajandot, kellelt ma olen siis nüüd vist 6 või 7 raamatut tõlkinud, kes on Soomes tohutu populaarne. Ta kirjutab sellist väikese koha community lugusid ja see on siis see žanr, mida nimetatakse feel good kirjandus. Ehk siis ta on selline, seal ei ole vägivalda, aga see ei ole ka puhtad armastuslood, et seal on armastust ka, aga põhiliselt on need lood, kuidas inimene keerab kas oma elus uue lehekülje või kuidas ta hakkama saamise lood ja õnnelikuks saamise lood. Et see on ka midagi sellist, mida tahaks proovida kunagi ja siis on mul ju terve posu igast pooleli jäänud asju, et ma olen nad on sellepärast pooleli, et nad on lihtsalt nii meeletult ajamahukad. On siis see minu esimene näide Pruutide kool, mille tegevus toimub 1927 ja seal on ka nagu selliseid, mis näidendisse ei mahtunud nagu kõrvallugusid. Et ma olen mõelnud sedagi lahti kirjutada ja olen alustanud, siis natuke samal põhjusel on lugu, mille tegevus toimus 1933 ja mida ma tegin Tartus ERMis ööpiltnikud, ehk siis Eesti esimese pornofotograafi Neet Tebaga lugu ja et selles mõttes, kui Jumal annab tervist eluaastaid, siis võib-olla kunagi ikkagi teen. Praegu ma nagu kogu aeg on midagi sellist, et mis tuleb nüüd, ma teen selle ära, siis mul on aega. Aga et mul on üks hirm või eks meil kõigil on oma need tervisehirmud igasugused aga mul on see, et kuna mu ema kaotas nägemise, siis ma olen natukene nagu hästi kiivas oma silmade pärast ja ma käin iga korralikult kontrollis. Mul emal oli päritav haigus, et sest ma tean, et minu naudingud on kõik seotud nagu silmadega, et ma pean nägema, et kirjutada ja nii edasi. Et see mure on. Aga musta huumorit Stevie Wonder oli ka ju päris pime. Et vaata, kus lõi ja laulis ja tehti. Nii et ära selles mõttes nagu... Ei, musta huumoriga on selle... Minu kangelane on Jakob Rosin, kes minu meelest on nii erakordselt positiivne ja saab nii hästi hakkama oma eluga. Teine on Tom Rüütel, kellel on see füüsiline, ma ei teagi, mis selle haiguse nimi on, kes on ka, nad on nii sädelevad, nii intelligentsed, saavad kõigiga hakkama. Ma lihtsalt kardan, et 70-selt hakata... Teistmoodi olema ja ei ole kerge. Ei ole kerge, jah, et selles mõttes, kui sa kasvad sellega, siis on natuke teine, aga ma ette ei hädalda ka, lihtsalt ma ütlen, et ma pean oma silmade eest hoolt kandma. Mida iganes loodus meile annab, on ju. Ja sinu tegelikult loomingu eripäradeks ongi, nagu sa enne ütlesid, et sa ikka natukene irooniliselt huumorit vürtsitad ja siukest tugev dialoog on. Sa oled nagu kohalik siis selline, mul läks nimi meelest ära. Palju tuleb meelde? Quentin Tarantino.
No. kellel on ka dialoog väga paigas, ühtegi üleliigset sõna ei ole. Dialoog on jah, ma möönan, et ma olen ise ka üsna uhke oma dialoogi kirjutamise osas, et mõnikord, kui ikkagi nagu näkkab, siis tulevad täitsa toredad. Aga mis puutub sellesse musta huumorisse, jah, kuidagi paradoksaalne on see, et ma alati hakkan kirjutama väga tõsist lugu. Ja siis ma saan aru, et ma ei suuda seda nagu selliselt tõsise loona kirjutada. Liiga morbiidseks. Et ma ei tea, kas see on nagu mingisugune kaitse või abi või ongi see, et tegelikult elu ongi täiesti absurdne. Ja kui sa seda vaatad niimoodi hästi lähedalt, nagu ütleme kirjutades pead vaatama, siis seda absurdsem ta tundub. Ja üks kummaline asi on veel, et ma olen hästi irooniline oma tegelaste suhtes, et nad on mul kõik natukene naeruväärsed, igaüks võib-olla ise otsa pealt. Ja samas on nad kõik mina. Igas öös on mingid need kõige naeruväärsemad asjad, mis nendega juhtuvad või kõige naeruväärsemad reaktsioonid ja sellised asjad. Need on kõik minu omad. Ja siis ma tean, et ma oma elus, kui see hetk on selline hetk on käes, siis ma olen nii kohutavalt sentimentaalne ja isegi nagu pisarais ja mul puudub sel hetkel igasugune eneseiroonia. Aga kui ma näidendites nagu näiteks kirjutan selle mõnele tegelasele, siis see tuleb nagu iseenesest täiesti. Üldse juurde. No jah, ma ei tea, kuidas see tuleb, aga seda ma olen kuidagi nagu tähele pannud, et natukene on aidanud need tegelased või näidendid mul iseennast analüüsida ja iseendasse aru saada sellest, et iseendasse ei tohi suhtuda liiga tõsiselt. Et ei tohi suhtuda niimoodi, et mina olen nagu jube kõige tähtsam ja minu hädad on maailma kõige suuremad ja ma olen muutunud selliseks, et ega ma väga ei taha, et inimesed mulle oma hädasid kurdavad. Sest et see tekitab nagu sellise tunde, et ma võtan selle teatavaks ja mul on ka hädad. Need ja need tervisehädad ja majanduslikud hädad ja kõik hädad on olemas, aga mulle nagu ei meeldi neid kurta. Ja seda ma tean ka, et see tuleb minu kahelt Haapsalu vanaemalt, et nemad olid mõlemad sellised hästi raudsed mutid tegelikult, kuigi väga armsad ja õrnad inimesed, aga selles mõttes, et ei kuulnud ma nende kummagi suust. Lõuet pidada edasi teenida. Jah, ei kuulnud ma nende kummagi suust kunagi, et oi kui raske, mõtle, mul on pension otsas või et mina ei tea, kuidagi nad toimetasid ja hakkama said ja ei virisenud. Ma mäletan oma isapoolset vanaema, kellel oli pension 33 rubla ja 33 kopikat. Ja see oli kõrgendatud pension, kuna ta oli Matki Reini, siis kangelasema, ta oli isegi ordenul, ta oli suur pere, eks ole, palju lapsi. Aga temal jätkus alati raha oma lastelaste jaoks. Ma oli pensipäev ja siis ta alati nii, siin on sulle 16 kopikat, mine osta omale see kamatahvel. Siis ma jooksin kap poodi, ostsin kamatahveli endale. Vaata, minul on 2 vanaema, kes mul on ikkagi üks unistus, et ma tahan panna neile Haapsalusse 2 peale, vaata seal saab panna inimestele need plaadiga pinke. Ja ma tahan neile panna 2 peale 1 pingi, sundida neid kas või pärast surma istuma 1 pingi peal, sest nad ei saanud elu jooksul absoluutselt, nad ei sallinud teineteist. Ja siis nende vahet oli, ma arvan, selle kodu vahet oli mingi kilomeeter. Ja siis ma elasin põhiliselt emapoolse vanaema juures, aga käisin ka seal nii-öelda selle isapoolse vanaema juures, Maria juures. Ja siis käis selline asi, kui pensipäev tuli, ma läksin siis vanaema Maria juurde ja siis ta küsis, et kas mamma sulle raha ka andis või? Jaa. No mamma andis tavaliselt rubla, eks ju. Tema oli natukene niisugune kokkuhoidlikum. Ja siis, aga ma õppisin päris varakult ära selle, et kui ma valetasin, et mamma andis 3 rubla, siis Maria andis 5. Ja. Ta andis alati rohkem. Ausad valed. Ja, et selles mõttes ja see mingisugune asi ja tõesti, aga mis puutub sellesse, minu ema ei olnud ka mingisugune jõukas inimene, aga ja ta nüüd on siis 4 aastat juba ära lahkunud meie juurest. Kuni viimaste eluaastateni oli tema see, kelle käest mina käisin raha laenamas, mitte vastupidi. See ema oli vist õpetaja? Mu ema oli eluaegne õpetaja. Mis ainet õpetas? Ta oli algklasside õpetaja
ja ta õpetas ka vene keelt ja siis aastal, ma arvan, 91 otsustas tema, et ta läheb Ameerikasse. Tal ei olnud päris veel pension käes või sai pensioni kätte. Otsustas igatahes, ta läheb Ameerikasse lapsehoidjaks, siis ta õppis pool aastat, ta oli saksa keele taustaga, ta õppis pool aastat inglise keelt, kooliõpikud õppis kõik läbi, mina parandasin tal natukene hääldust ja poole aasta pärast ta läkski Ameerikasse, läks nagu pooleks aastaks raha teenima. Jäi 10 aastaks. Päris julge temp tegelikult. Uskumatu, tegelikult ta oligi nagu minu meelest tohutu püss ja selline, et mina ei oleks julgenud. Ta oli enne seda oma elus käinud Ukrainas ja Bulgaaria kuldsetel liivadel. Ja ta läks Ameerikasse täiesti nagu, ja see, eks ta ei tunnistanud ka, aga eks ta esimesed pool aastat ikka igatses ja nuttis. Aga siis ta otsustas, siis talle pakuti jälle paremat tööd ja siis ta otsustas ikka jääda. Kusjuures ta sattus sinna siin oli kunagi ilmus Ekspressis kuulutus 91. aastal siis või 90, kus siis otsiti sinna Ameerikasse nagu lapsehoidjaid just vene perekondadesse, kes oskasid vene keelt. Ja tema siis osutus ka valituks ja siis seal kohapeal selgus, et see oli puhas orjakaubandus. Neil võeti dokumendid ära ja võt seda ema lugu tahaks ka üles kirjutada, sest tema sai sellega hakkama, et ta varastas oma passi tagasi. Ja ta leidis sealt üles, meie papa oli, tema isa oli siis kirikuõpetaja või pastor ja papa sõbra, kes oli seal Ameerikas siis pastor. Ja see kirikuõpetaja juba siis ka ikka muldvana mees organiseeris tema põgenemise. Ta on nagu filmis juba. No absoluutselt. Pane stsenaarium üks ja valmis. Ja siis oli seal edasi oli see, et mu tütar ikka loodab, et me kunagi selle filmi teeme või stsenaariumi kirjutame ära. Et siis oli veel see, et neid naisi, kes niimoodi selle kaubandusega sinna sattusid, oli palju, aga mu ema oli üks vähestest, kes oli nõus, julges selle maffia vastu tunnistada. Tänu sellele ta sai rohelise kaardi, nii et ta oleks võinud jäädagi Ameerikasse. Aga siis ühel hetkel, kui 10 aastat oli enam-vähem täis, aastal 2000 ta tuli siis tagasi. Ja kusjuures ta oli selles mõttes ka täitsa fenomenaalne, et ma mõtlesin, et kust ta läks puhta Nõukogude Liidust, eks ju. Ja ta tuleb aastal 2000 tagasi ja siis ma küsin ta käest, et kas sul kultuurishokk ka on? Ei ole nagu midagi, et ma arvan, et kui ma sellesse oleks tagasi tulnud, kust ma läksin, et siis mul šokk oleks suurem. Kukkumine suurem. Vägev. Sellised julged teod, ma olen ise ka mõelnud, et kui ma ei oleks nüüd siin, kui ma ei oleks teinud seda, või teist, ma ei oleks sattunud uute inimestega kokku, olukordadega kokku, siis ma ei oleks seal, kus ma olen praegu. Et nagu sa ei tea iial, mis uksed sulle avanevad ja ma oma eelmistes saadetes olen ka korduvalt seda rääkinud, et sinuga ei juhtu mitte midagi, kui sa kodust välja ei lähe. Kui sa kohtu inimestega, mitte midagi sinuga ei juhtu, mitte midagi uut sinu ellu ei tule. Kuidas sina sellesse suhtud? No täpselt nii ongi ja miks ja jällegi midagi oli teha, ma pean selle ema konteksti jälle sisse tooma, sest mu ema tänu sellele, et ta kaotas suure 80% oma nägemisest, ega ta väga enam ei liikunud kodust välja, ei tahtnudki minna, mida vähem ta käis, seda vähem ta tahtis minna, et ma nagu püüan seda ka meeles hoida, et kui sa nagu mugandud sinna teleka ette tugitooli, siis sealt välja tulla on väga raske. Et ma püüan ka ikka nii palju kui võimalik ikkagi liikuda, suhelda ja olla nii-öelda elu keskel. Ainus asi, mis ma tunnen viimastel aastatel küll, ja ma loodan, et see ei ole selle mugandumise algus, aga et ma ei armasta enam käia sellistel suurtel niisugustel avalikel wannabe vastuvõttudel. Ikka reividele ei lähe enam, jah? Reividele ei lähe, aga just need mingisugused EFTA auhinnagaalad ja mingid sellised kohad, kus käiakse ennast nagu näitamas. Seda näeb telekast ka ju. No just, seda näeb telekast paremini ju. Saad edasi kerida. Ja et ma nagu, mind sinna nagu ei tõmba. See on vist teatud periood, vaata, kui inimene tahab olla kuskil, kuuluda kuskile või ennast
Ei oskagi öelda, mul on igavene vaev on isegi siis minna, kui sa oled nagu sunnitud minema. Näiteks kui Võmmi sari sai EFTA ja see oli juhtus sel hetkel samal ajal olema Saaremaal miniteatripäevade festival ja mina olin seal žüriis. Ja siis nad ikka helistasid mulle, kas te ikka tulete. Mina ütlesin, et ei tule, et ma olen Saaremaal ja no mis ma olin nomineeritud või sari oli nomineeritud. Ja siis ma viisin nad nii kaugele, et nad olid sunnitud mulle välja ütlema, et me saame. Ja siis ma sõitsingi Saaremaalt, sõitsin sinna galale ja tegelikult tulin veel Saaremaale tagasi. Aga siis oli üks kummaline hetk oli see, et ma olen siis seal galal ja istun seal ja tean ju, et mul on ju öeldud, et me saame auhinna. Ja mõtlen, et mis siis, kui nad valetasid? Ma sõitsin siia, istun siin ja ma ei saagi seda auhinda või me ei saagi. Aga ei, me siis päris ikka narr saime. Tegelikult, see oleks väga sant, ja. Ja üldse selles mõttes on nende auhinnagaaladega vahetevahel nagu selline asi, et mulle tegelikult minu meelest see ei ole väga inimestest hooliv see, et aetakse need nominendid sinna ritta kõik. Ja õrritatakse seal kohal. Ja siis jäetakse sulle veel mulje, et kohe saad. Et võib-olla saad, et te peaksite ikka tulema ja mind on ükskord niimoodi, ma ütlesin, et öelge mulle, mul on raske tulla, et öelge, kas ma pean tulema. Ma ei saa teile seda öelda, aga te ikkagi võiksite tulla, siis läksin kohale, muidugi ma ei saanud mitte midagi. Ja üks naljakas lugu ka seoses sellega, et üks aasta oli siis minu näidend Surm, sünd ja laulatus oli nomineeritud selle nii-öelda näidendi auhinnale. Ja see gala toimus siis Glorias ja mina mõtlesin, väga tore, ma ikka lähen sinna Gloriasse head sööki sööma ja lähen siis ja saan aru, et seal on peale minu on kohal nominentidest Martin Algus, rohkem ei ole. Ja siis istume seal Martiniga ja siis seal kutsuti veel kuidagi niimoodi välja, et need nominendid välja ja siis öeldi, kes teist saab. Ja siis see AK-loos oli siis kuidagi niimoodi, et mina ja Martin seal seisame ja siis öeldakse, et Martin Algus saab auhinna. Ja nagu oleks sina ka saanud siis juba. Ja pärast mul tuttavad küsivad, et ma saan aru, et Martin Algus sai auhinna, mis sina seal tegid? Et see teeb inimese nagu kuidagi paneb lolli olukorda, minu meelest nii ei tohiks teha, et kuidagi peaks stsenaristika apsakad või kuidagi. Et peaks kuidagi läbi mõtlema selle, et see nominent tunneks ennast, tegelikult on see ju tunnustus, eks ju. Et sa oled nii kaugele ja see tõbemedal, aga et selles mõttes, aga et kuidas seda teha nii, et inimene ei tunneks ennast sel hetkel ikkagi nagu petetuna või lolliks tehtuna. Kõigel ajal lavalt maha saadaks ole, on ju. See puudutasid natuke juba ka Saaremaad tegelikult, et sama sinu juurde sõitmine on minu jaoks nagu väike selline rännak ajas tagasi, et see Rakverest tulles siia on täpselt sama see miniteatrite festivali tee ja ausalt öeldes ikka déjà vu tunne on kogu aeg. Et sa oled seal Saaremaa minikatel ju ka olnud päris ju mitmeid häid aastaid. Päris kaua jah, kas arvan äkki 98-ndast või? Oluliselt rohkem kui mina olen seal käinud. Et tegelikult alguses vist ja ikka 97 ma vist olin esimest korda seal Jõgeval Tähetunni žüriis ja siis sealt kuidagi kui sa juba satud sellest vaimustusse, sellest nii-öelda kooliteatri fluidumist, siis sellest on väga raske välja saada ja mul tegelikult on pööraselt kahju, et seoses haridusreformiga kadusid minikad ära, sest et see oli muidugi selline kevade tipphetk. Oli. Ja et kahju, et Saaremaa need koolid ei osanud seda üles korjata. Et selles mõttes küsimus ei ole ju selles, millises koolis seda korraldatakse. Küsimus on ikkagi selles, et see oli üks suur trump Saaremaa või niisugune atraktsioon Saaremaale, et äkki lähevad mõned aastad mööda, äkki tuleb see mõistust. Jah, jätkub hoiduse üles korjata, sest see igasugune asi, mis on juba traditsiooniks läinud, siis selle lõhkumisega tuleb olla kohutavalt ettevaatlik, sest seda uuesti ehitada
on töötavad asju remontida ei ole vaja. ja noh, see ka, et aga noh, muidugi seal üks aga on, et kui ei ole sellist sädeinimest nagu Rita Ilves eesotsas, siis ega siis ei tulegi midagi. Jah, seal peab olema mingid heas mõttes hullud ees. Ükskõik on see siis minikad seal Saaremaal või on Jõgeval, eks ole, samamoodi oli Lianne, eks ole. Aga kusjuures see on, Jõgeva on jälle omamoodi ime, et kohe oli Sten, kohe oli võtta nii-öelda, kõik läks mass. Kõik läks edasi, sest me kõik käisin, kui ma Lianne ärasaatmisel käisin, siis me veel kõik seal arutasime, et mis edasi saab, kas see on kõik? Jah, kas see nüüd ongi lõpp? Ei ole, püha üritus kestab. Et selles mõttes see Jõgeva läks nagu kenasti, aga ja noh, selge on see, et ega siis ka Saaremaal ilmselt ühel hetkel oleks pidanud tulema see mingi just. Aga jah, mul on kahju, et see on seal ära jäänud. Jah, ja kui nüüd paar saadet tagasi kuulaja saab Rita Ilvesega vestlust üle kuulata, siis see ju sündis ju, kas sa tead, millest see minikad sündisid üldse? Ma mäletan, et seal oli mingi selline lugu, et neid ei valitud vabariiklikule festivalile, siis nad mõtlesid, et teevad ise. Just tegid kiusu pärast oma. Ja siis see kasvas niimoodi, et ma ei tea, seal oli ju ikkagi neid, kes jäid joone alla, kes ei mahtunud ja vahepeal oli see, ma tean, mõni aasta oli 26 truppi, mis on nagu žüriile oli ikka täielik maraton. Ja et sellest sai nagu nii popp-üritus ja kui me mõtleme kogu aeg selle peale, et kuidas meie noored, et mis nad teevad ja miks nad telefonis on ja miks, et kuidas neid hoida nagu siis see kooliteater on ikka olnud niisugune nendele lastele, kes sinna on sattunud. Neist on saanud esiteks üsna head esinejad, nad saavad hakkama igal töövestlusel igasuguse avaliku esinemisega, pluss see, et nendel on, kui nad on intelligentsed, nad käivad teatris, nad loevad raamatuid. Just. Ja et selle koha pealt see nagu, me nüüd üritame muide, ma nüüd räägin sulle suure saladuse, mis keegi ei kuule. Ja keegi ei kuule, ma räägin ainult sulle. Et võib-olla me teeme Tõstamaa keskkoolis teatriõppe. Kui nüüd vähegi, sel aastal on ju nii jube segadus sellega, et kuidas nad üldse põhikoolist gümnaasiumisse saavad astuda ja kuhu nad astuvad ja mis, et kui see kaos nüüd läbi saab, siis on selge, kas keegi tahtis sinna teatriõppe suunale tulla. Ja siis mu mõte ikkagi nagu see moodne sõna on pikk plaan. Pikk plaan on ikka see, et me teeme Tõstamaale siis festivali ka. Aga selleks peab olema teatriklass, kes seda hakkab tegema. Väike nii-öelda kohalik baas. Just, ja sellel on see mõte ka, et ühe festivali juures saavad noored ära proovida kõik ametid. Alates, ütleme, festivali korraldusest, ehk siis olla nagu produtsent või siis nagu teatridirektor, kuni igasuguste muude valgustamise, helitehnika, kõigeni, eks ju, pluss lähed lavale. Et selles mõttes tahaks neile seda kogemust anda. Nii nagu Jõgevas liblikapüüdjad ju ka samamoodi teevad. Õpetajad kogu aeg nooremaid välja, eks ole, ja selline meeskond seal möllab ja teeb, et see on et sealt tuleb ikka igasuguseid ägedaid inimesi. Ja kui ma mõtlen kas või selle, ma täna just mõtlesin, et nüüd sa tuled, et mis me räägime, et mis on, minul oli 2 teatrilendu siis Tallinna 32. 2003 ja 2006. Jah, sa õpetasid seal, eks ole, teatri. Ja sellega on selline lugu, et kui ma mõtlen selle peale, et minu klassis on käinud Mirjam Mesak, kes on nüüd Baieri ooperiteatri esisopran, eks ju. Ja sealt on tulnud Roland Laos ja Saara nüüd Pius ja Sandra Ašilevi, kes mul sel suvel ise Tõstamaal lavale astub. Et selles mõttes, pluss nad on peale selle, et nad on leidnud oma koha seal, ega see ei olnud üldse eesmärk, et nad kõik peavad minema nagu näitlejaks aga see on tore, et mõned ikkagi on läinud. Ma mäletan, kui see esimene klass hakkas lõpetama või kui ma selle esimese klassi tegelikult vastu võtsin, siis mul oli selline mõte, et kui ma ei õpeta neid teatrit vihkama, vaid armastama, ehk siis kui ma õpetan intelligentset teatris käijaid, pluss näiteks, et kui paar tükki läheb lavakasse proovima ja üks saab sisse, siis palgapäev.
ja siis minu töö on tehtud ja mõned läksid proovima ja Roland Laos sai sisse ja lõpetas, nii et selles mõttes läks hästi. Aga no sellist tähelendu, nagu Mirjam on teinud, ei oleks mina osanud ennustada, kuigi ma pean ütlema, et tagantjärele mõeldes ta oli üks tublimaid inimesi ka siis. Ta tegi meie lavastustele muusikalised kujundused. Ta ei öelnud kunagi, et ta ei viitsi või tal ei ole aega. Ta võttis kõigest nagu 100-ga osa ja ta oli kohutavalt õpihimuline. Ja et selles mõttes nagu see karakteritüüp on selline, et see on loogiline, et selline kõrge lend tuli. Aga ikkagi ta on jõudnud kuhugi sinna, kuhu ma isegi ei osanud unistada, et keegi neist võiks jõuda. Kas sa ise mäletad ka, et sinul on ka ju kooliaeg või lapsepõlves olnud keegi selline tõukaja või mingisugune impulsi andja, mille pärast sa kuskil järsku said aru, et vaata, seal oli see inimene, rääkis, näitas, avaldas mingi sellist asja ei ole, aga ma mäletan ise ennast. Ma käisin mingis 6. klassis ja siis käisime emaga kohvikusse kohtumas tädi Leenaga. Meil oli üks kunagine korterikaaslane, kui me seal Tartu maanteel elasime, me elas meiega ühes korteris. Ja siis tädi Leena küsis, et mis 6. klassi tüdrukeks, kelleks sa saada tahad? Ja ma mäletan seda, kuidas ma istusin energiakohviku laua taga ja ema suu vajus niimoodi lahti, sest ma rääkisin äärmiselt veenvalt, et ma kavatsen minna õppima kas teatrit või filmi ja siis oli ikka jutt muidugi näitlejaks saamisest ja kõigest sellest ja ema polnud sellest midagi kuulnud. Et kuskilt seal oli võib-olla see esimene mõte, aga mille eest ma olen muidugi erakordselt tänulik on ikkagi see, et mul jätkus, ma olin õudselt laisk, ausalt, ma oleks võinud lõpetada kuldmedaliga, aga ma lihtsalt ei viitsinud õppida. Tegin nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. Ma ei pidanud õppima selleks, et sellist tunnistust saada, nagu ma sain, aga mul nii palju ma suutsin ennast ikkagi kokku võtta, et ma läksin gümnaasiumisse ka sinna samasse Tallinna 32. teatriklassi, sain sisse ja seal oli õpetaja Sirje Raudsik, kes ikkagi õpetas mind sisuliselt lugema ja kes näitas mulle, mis mulle meeldib. Et mulle meeldib Paul-Eerik Rummo luuletused näiteks, see on sealt pärit, või Alliksaare luuletused, need sealt pärit. Ja mul on siiamaani just umbes nädal või 2 on tagasi sellest, kui see, nüüd on kõik niidetud, aga kui see väli oli kõik kaetud meelespeadega ja siis mulle tuleb alati see, et õhus meelespea lillede hõng on maa hinguse karge vine. Et see on nagu selline iga kevadine mantra, aga see on pärit sealt, sest et õpetaja Sirje meile näitas või mingid Giordano Bruno tuleriit ja need on siiamaani peas. Et selles mõttes tema panus oli kindlasti nagu väga suur, kusjuures ta oskas seda teha nii erakordselt targalt, et ta ei sundinud nagu midagi peale. Et ta kuidagi kiskus kaasa ja me tahtsime ise lugeda ja mis on praegu, ma vaatan ka ikkagi kooliteatri noorte puhul, et see, et kui nad ise tahavad, see paistab välja nii lavalt kui nende muus olekus, kui nad ise tahavad, kui nad on kirglikud selles suhtes, siis neil tuleb välja ja nad on edukad ja et selles mõttes ma arvan, ja see annab mingisuguse kummalise enesekindluse, et sa tegelikult, mille sa saad ellu kaasa võtta. Selle raamatutega tuleb mul oma lapsepõlvest meelde, ikka käisin suvel Kundas raamatukogus, see on praegu seal Tsemenditehase muuseum on seal praegu ja sel hetkel mina tulin rattaga sinna, panin ratta sinna seina äärde, aga aknas see raamatukogu töötaja nägi, et seal näebki, kes tuleb. Sel hetkel, kui mina ratta ära panin, tulin uksest sisse, seal võis minna paar minutit tekib niimoodi ja kui ma jõudsin sinna tema leti juurde, siis temal oli juba laua peal mingi virn. Ma nägin, et sa tuled, ma panin sulle juba raamatud valmis siia, eks ole, saad aru, et loe seda. Mõtlesin, et millal sa seda jõudsid, eks ole. Nii et samamoodi mina valisin sel hetkel, et tegin raamat lahti, vaatan, pilti ei ole, ei, see ei sobi. Mul oli tähtsad raamatud piltidega. Et ma ei olnud väga hea lugeja lapsepõlves, aga nüüd ma olen rohkem loomulikult. Mina olin kõva lugeja küll, ma mäletan jälle ühte pilti, kus ma olin Kehras külas oma tädi Saimal ja siis elutoas käis pidu ja mind pandi sinna magamistuppa juba, ma hakkasin nagu magama minema, aga seal oli nii peenelt ehitatud, et voodi ümber oli nagu siuke raamatukapp.
ja siis ma vaatasin seda ja ma ei osanud sealt, need olid kõik suurte inimeste raamatud, ma arvan, oli mingi 11 või, ja siis ma võtsin sealt, ma ei mäleta nüüd, kumb see oli, minu meelest see oli Saladuslik saar, mitte Haarete saar. Ja hakkasin seda lugema ja see oli muidugi õudselt raske, aga ma kuidagi tundsin ennast nagu jube tähtsalt või jube täiskasvanuna. Ja seal ma ei lugenud, aga ma siis, kui mul oli kodus ka see olemas, kodus ma lugesin selle raamatu ikkagi lõpuni ja kuskilt sealt hakkas see lugemine. Aga vaata, kui ma gümnaasiumis käisin ja tänu sellele õpetaja Raudsikule, see on mingi periood mu elus, kus ma lugesin ainult luulet. Lugesingi tõesti ainult luulet. Ma ütlen, et siiamaani on peas Paul-Eerik Rummo enamik luuletusi, Alliksaare enamik luuletusi ja mõnikord mõni luuletus, mõni Kareva luuletus või järsk on jälle nii tohutult tähenduslik või kõnetab kuidagi. Jah, jääb sulle nagu nii metsikult, jääbki ketrama. Aga nüüd sel ajal ma nagu ei oska enam luulet lugeda või õigemini ma oskan luulet lugeda kellegagi koos, võib-olla valjusti ette, oskan luulet kuulata, ma oskan seda hinnata, aga seda, et ma võtaksin luule kogu kätte ja loeksin. Selleks peab jälle olema mingi tähtede seis, ma arvan. Siis ma loen pigem mingit sellist, ma ei tea, Ott Arderit või kes on natuke naljakas ka ja nii edasi. Riimub kogu aeg. Ma ei oska nagu ilma häälimata, ma ei oska nagu seda luuletuse sügavust või seda enam kätte saada. Ja siis ma olen tohutu krimkade lugeja muidugi. Ma just lõpetasin selle, mis Carter ta nüüd on? Chris Carteri järjekordse õudus, see mees oskab nüüd õudusi välja mõelda, et ei tea, mida ta unes näeb, eks ole. Ma ei kujuta ette jah, et see, selles viimases Chris Carteri raamatus ma ikkagi jätsin teatud lõike vahele, sest ma teadsin, et mida ta nüüd tegema hakkab, see kurjategija ja siis ma vaatasin, et kus ma saan edasi minna, et lihtsalt, aga üldiselt ma suudan lugeda neid õudusi nagu niimoodi, et ma tean, et see on raamat või film või õudukaid ma suudan ka vaadata täiesti külma kõhuga, aga need lihtsalt kuidagi ei huvita mind, krimkad huvitavad, aga mis õudukate puhul, ainus, mis on tõeliselt õudne, on need psühholoogilised õudukad, kus tegelikult midagi õudset ei juhtugi, aga kus see luuakse see hirmufoon. Närv selline mingi. Ja siis on küll vahel nii, et kui ma üksi siin Paatsalus olen näiteks talvisel ajal, siis ma mingid asjad jätan vaatamata, vaatan need hommikul, sest et ma ei taha selle... Sul hakkab see kohe alateadus mingi programm tööle. Ja ma ei taha seda endale nagu... Mul oli niikuinii siin, nüüd enam mitte, aga vahepeal olid tohutud uneprobleemid ja siis, või õigemini mitte uneprobleemid, vaid tunnetuse probleemid. Et siis veel juurde endale saada seda, et sul hakkavad mingid õuduse pildid ja siis sa oled siin keset, küll mitte keset metsa, aga talvel pimedas siiski suhteliselt kõrvalises kohas, siis hakkab ju fantaasia ilmsest tööle. Iga krõpsu peale midagi töötab, on ju. Kunagi seesama 90ndate alguses, kui ma Lahemaal töötasin, elasin seal väikse järve ääres seal nendes motellis, mis seal oli Lahemaa töötajate algus, kuni mul elamispinda veel ei olnud. Ja me vaatasime seal õhtul oma noorte seltskonnaga seal, kes meil oli giidid ja kes meil seal oli oma tutvuskond ühte mingi ulmefilmi, mingi natuke õudukas, kus mingid kosmoses tulid mingid kraidid olid enda nimi, pisikesed karvake, pollid siuksed tulid niimoodi ja nad tulid maa peale ja hakkasid sööma, kõik inimesed, kõik asju sõid. Mida rohkem sõid, seda suuremaks nad läksid. Ja kogu see 2 tundi, mis me seda vahtisime, seda VHS-kassetti seal on ju. Film sai läbi, oli vaja kempsu minna, mitte keegi ei julenud kempsu minna. Täiesti pekkis nii, et no ei julenud minna, Et äkki nad on see poti taga, et see film nii palju, see situatsioon siin nii mõjutas. Jah, no tegelikult ikkagi mõjutas su enda alateadvust. Täpselt, seda hakkas töötama mingist muud asja sinna. Et jah. Mis sul praegu lugemislaual on? Tead, see on üks kummaline asi, ma just eile kurtsin ka seda, ütlesin, et võtta, kui ma tõlgin nii palju, siis ma väga ei loe. Sellepärast, et ma tõlgin niimoodi, et ma ei loe raamatut enne läbi. Kui ma võtan kui mulle pakutakse uut autorit või, siis ma lasen muidugi silmad üle, et kas ma saan hakkama pigem nagu, aga mulle meeldib tõlkida niimoodi, et ma ei tea, mis edasi saab, et siis ma nagu loen samal ajal ja siis hoiab see põnevus mind nagu töös, kui põnevus tekib. Väga huvitav stiil on see. Ja, et selles mõttes ja tegelikult on see isegi laieneb nagu ka sellele, mida ma ise kirjutan, et ma ei taha ka teada
algusest peale, mis täpselt saab või kuidas see kõik lõpeb. Et mul peab endal kunagi vist, minu meelest Ruitlane ütles seda, et Olavi Ruitlane, et ma olen oma raamatu või oma selle nii-öelda kirjutatava materjali esimene lugeja. Mul peab ka huvitav olema. Ja aga et hetkel, no ma ütlen, eile ma lõpetasin selle Chris Carteri viimase raamatu, mille pealkiri mul isegi meelde ei tule, aga mis siis oli, ma ei tea, nendest, kes Chris Carterit on lugenud, et neile infoks, et see on nüüd esimene raamat, mille ta on kirjutanud, mis on tõelise, tegelikult juhtunud. Selline tegelane on tegelikult olemas olnud, keda ta kirjeldab siiamaani. Prototüüp on olemas täiesti. Jah, seda ta seal alguses ütleb ja ta muidugi, kuna ta ise on vist kriminaalpsühholoog ja hästi selline, siis ta on, mõnikord läheb isegi liiga detaili nende üksikasjadega, aga jällegi on huvitav lugeda, sest seal on ka sellist tehnoloogilist asja, et kuidas nad jõuavad mingite tulemusteni ja nii edasi. Et Chris Carter on kindlasti üks mu lemmikuid viimastest aastatest. Siis mulle meeldib see Joon Espo, sellise Põhjamaade noiri kõige kõvem kuju. Siis mul tegelikult, ma mõtlesin üks päev, et ma peaks lugema läbi, raadiost oli Herman Hesse mingi tähtpäev ja siis raadiost loeti ette Herman Hesse seda Stepihunti ja mõtlesin, et mina ei mäleta, kas ma olen seda lugenud, minu meelest ei ole, et ma hakkan seda siis lugema. No pean tunnistama, et ma ei saa sellega kuidagi hakkama, sellepärast, et ta on nagu mingis ajas ja ta on natukene nagu liiga ilukõneline. Et see nagu ei kõnetanud sind ennast, eks ole? Praegu jah, ja siis me arutasime Jaanusega, et Stepihunt ja võib-olla veel mõned seda tüüpi raamatud on äkki sellised, mida peab lugema teatud vanuses. Mida tuleb lugeda noorena. Või vastupidi, võib-olla noorena. Okay. Sul on mingi taakavad, eks ole? Jah, et ühesõnaga, et sellest vaimustuda, mulle näiteks tohutult meeldib Toomas Manni see Võlumägi, eks ju. Et natukene selle Stepihundi ja sellega on mingit sarnasust või üldse mingit kuskil Kesk-Euroopas eelmise sajandi algupoolel sündinud lood, et nendes on mingi tohutu võlu, aga ma ei ole päris kindel, et no ei tea, vaatame, kuidas selle Stepihundiga läheb, see on praegu nagu oota. Enne sa teada, kui pole proovinud vaata. Ja, et selles mõttes ma mõtlen, mis mul veel on lugemislaual on nüüd. No mul, kuna me elame Tallinnas sellises majas, millel on tohutu ajalugu ja seal on elanud ka üks Balti-Saksa kirjanik, siis tema on siis kirjutanud oma mälestusi ja ma ei saa seda nime praegu öelda, aga seda teab Meelis Rondo väga täpselt. Meelis käest üle küsima. Ja, et mul on, ja selle raamatu kaane peal on siis meie kodumaja pilt ja ta on elanud seal majas hilisemal ajal, kuigi ta on Kolgamõisas sündinud. Ja siis... Sellepärast Meelis teabki temast. Jaa, sellepärast Meelis teabki. Et siis ma tahaks lihtsalt selle läbi lugeda sellepärast, et see koht on see sama. Kohapõhine lugu. Ja, et sellised asjad ja siis, niisugused mingi periood või enamik nüüd ikkagi, mida aasta edasi üha rohkem on mu lugemislaud väga palju seotud sellega, mis mul endal käsil on. Ehk siis, et selleks, et saada tausta, nende ajalooliste lugude puhul see on, et kui ma ei loe, kui konkreetselt ei ole võib-olla selle tegelase kohta või midagi, aga et olustikku, jah, seda ajastut olustikku seda lugeda, et kui siin 3 aastat tagasi ma kirjutasin lugu Otapett, mille peategelane oli siis Alexander Stahl von Holstein, Tõstamaa kõige kuulsam mõisnik, siis tema on ise kirjutanud oma India reisist või Hiina, ühesõnaga lugesin tema reisipäevikuid, aga siis ma lugesin ka sinna kõrvale nagu teisi tolleaegseid Aasia reisipäevikuid. Ja et niimoodi see on või siis, et jah, või siis tõesti on mul need mõned sellised krimkalemmikud, keda ma tahan lihtsalt, kes on nii-öelda kõvaketta puhastamiseks on need raamatud. Üritad nagu aru saada, kes on mõrvar, jah? Jah. Ennustad ette nii-öelda? No see on tihtipeale, mida hea autori puhul on see üliraske, aga mulle meeldib see ajugümnastika,
mida selle mõrvanini leidmiseks tuleb teha lugejal ja siis on tulnud teha ka autoril ja sellel nii-öelda detektiivil või uurijal või kes et jõuda selle õige jah, ainult, et kummaline on see, et mis ma alati imestan ja naeran, on see, et miks kõik need uurijad on kas kergelt autistlikud või joodikud või nende elu on ilgelt untsus. Et see on alati nii kummaline, et ma tahaks kunagi kirjutada ise ühe krimka sellest, kus on täiesti normaalne, tavaline inimene on politseinik või detektiiv. Aga äkki sellised erisused avavad nendel tegelastel mingid muud tšakrad ja nad suudavad uurimistööga teha? Arvata võib, et see nii on ja teine on see, ma arvan, teine on selline pooleldi väga pragmaatiline autori seisukohast, et meile ju meeldib samastuda inimestega, kellel on ikka peategelasega. Jah, et kui inimene on nagu ideaalne, siis temaga on nagu, jah, ta on igav ja temaga on nagu väga raske samastuda, sest me keegi ei ole ideaalsed ju. Tuleb meelde üks soomekeelne raamat, mida ma kunagi ostsin Soome järel mingi turult, ühesõnaga, internetis mingi kasutatud raamat, see oli Antti Tuuri Igitee. Sest et ma läbisin castingu ja sattusin filmivõtetele külameest mängima. Ja mind tekkis ilge huvi, et mis raamat, mis lugu see Igitee on. Aga Eestis mingi ühtegi tõlgetega mingit asja ei olnud, leidsin soomekeelse raamatu, tellisin, sain kätte, mingi 10 eurtsiga sain ta kätte ja siis hakkasin lugema. Mu soome keel on õpitud televisiooni järgi, eks ole, nii et selles mõttes, täpselt, et grammatikat võiks osata paremini, aga hakkasin lugema ja see raamatus on lõpus ainult 3 lauset dialoogi. Kogu raamat on mina vormis. Okay. Ja siis ma läksin sinna, siis see ajas mind taga ja ma imestasin, kui Anni Jussi Annila, siis režissöör, selle filmi režissöör, sellest tegi dialoogiga filmi. Kurat, ma ütlesin maha, see vend ei ole normaalne. No jah, aga vaata... See on meeskond taga kindlasti, eks ole, aga ikkagi. Seda küll, aga mingis mõttes annab see sulle vabaduseks, et sa võid välja mõelda, mis nad ütlevad. Et selles mõttes see minu jaoks on dialoogi kirjutamine, miks mulle näidendeid meeldibki kõige rohkem kirjutada, sest dialoogi kirjutamine on kõige võluvam. Ja siis, kui nad hakkavad sul kõrvus, miks ma tahan alati ka teada, kes mul mängivad enne, kui ma kirjutama hakkan. Isegi kui nad pärast võib-olla satub teisiti ja mängib keegi teine, aga nad mul räägivad mul ikkagi. Et väga kaua aastaid kõik meespeategelased rääkisid mul Andrus Vaariku häälega, nüüd ma olen sellest lahti saanud. Ja selles mõttes, aga et ma ikkagi nagu tahan ette kujutada, kuidas nad ütlevad. Ja siis mul on paar sellist oma nõksu dialoogi kirjutamisel, mida ma katsun kasutada, on see, üks on see, et me üldjuhul ei räägi korrektsete täislausetega, kui me räägime. Et ühesõnaga ma tahan kirjutada mitte korralikku lauset ja mitte korralikku eesti keelt ja siis me kasutame ju hästi palju igasuguseid külge jäänud küll slänge lühendeid, ütleme valesti, et mulle ühte näidendisse lihtsalt, kuna mina ise olen olnud terve elu hädas sellise sõnaga nagu, ma ei tea, kas on, ma ei tea praegu ka, kas on deliirium või dileerium. Deliirium. No just, aga ma pean selle üle mõtlema. Okei, tekib nagu error. Ja teine on kas krimpleen või krempliin. Siis mul ka sassi praegu. No krimpleen on, aga selles mõttes, et sarnane selle teisega. Et selle krimpleen ma kirjutasin näidendisse Vanameeste suved, et seal ja nii edasi, et sellised asjad, need teevad dialoogi minu meelest võluvaks, kui inimesed räägivad valesti, eksivad ja nii edasi. Või siis igasugused sellised sõnakõlalised, et sõnad, mis kõlavad nagu samamoodi, aga tähendavad täiesti erinevaid asju. Oled teinud sellise julge triki, kui see info välja tuli ükskord meedias, et mehed ja nuta hakkasid tegema, siis mul tekkis ka mõte, et huvitav, jube julge naine. Tead, tänu taevale ja kõigedele nendele jõududele, kes meid hoiavad, sellest ei tulnud midagi välja. See jäi ära ilma, aga sel hetkel, kui mulle see ettepanek tehti, siis oli, esiteks mul oli nagu kuidagi
täiesti vibuks tõmbusin, mõtlesin, et issand jumal, kuidas sellist asja on võimalik teha. Ja aga siis ma mõtlesin natuke järele ja mõtlesin, et ma olin siis just kirjutanud Sulev Nõmmikust raamatu ja mõtlesin, et kui mina seda ei tee, keegi ju ikka teeb. Et parem siis juba mina. Et mina olen vähemalt Sulevi suhtes aus. Ja ma isegi proovisin kirjutada mingisuguse treatmendi valmis. Ma sain ise ka aru, et see oli puhas kõnts. Aga no tõsiselt selles mõttes, et ja siis ma sain aru, miks seda ei saa teha, on see, et Sulev Nõmmiku filmi kõige tugevam oli see, et tal oli nii see trupp, et näitlejad tegid selle filmi talle ja et noh, ma võin need asendada ükskõik kellega, aga seda sarnast ei sünni. Ja nüüd nagu me hiljem oleme näinud, see Suvitajad ja kõik need, mis on tehtud, need nii-öelda remake'id. No ma tõesti tänan saatust, et ma ei ole seal reas sellega endale kuulsust kogunud, et ma olen ära lagastanud Mehed ei nuta ja ma loodan, et seda ehk ei võetagi lagastada. Jah, sest see on väga libe tee tegelikult. On ja no ei ole, kas sulle tuleb mõni positiivne näide meelde, mul ei tule ühtegi. Igaks juhuks ütle tõesti. Ja, et selles mõttes ja no see Suvitajad, ma isegi kavatsenud seda nagu vaatama minna, nagu julgend, aga siis ma olin Pärnus mingi asja pärast pikemalt ja mul olid vabad õhtud ja see just jooksis ja mõtlesin, et okei, ma lähen vaatan selle ära. Noh, ja, et paha öelda kolleegi töö kohta, aga vahel peab aus ka olema, et parem kui seda poleks ikka tehtud. Jah, mõni asi võiks ka püha olla. Võiks jah, ja no selles mõttes, et mõtet on teha remake'i siis, kui sa teed kas paremini, mis Mehed ei nuta puhul minust ei ole võimalik, ja või siis on sul midagi väga olulist lisada tänapäeva kontekstis. Aga sellest ikkagi ju midagi sündis ja sündis see, et ma tegin ju lavastuse, professor sai värske õhu mürgituse, ja sel moel tõstes selle täiesti teise konteksti, teatri konteksti ja pöörates nagu selles mõttes pea peale, et seal oli siis lugu nagu sellest, et professor saigi värske õhu mürgituse ja me ei saanudki teada, kas see kõik, mis seal loos juhtus, oli tema see mürgituse tulemus ja tema kujutelm või mitte. Et sellisel moel ta sai selline, et ta oli, ütleme, laiema publiku jaoks, ma arvan, liiga must huumor, aga mul endal ei olnud piinlik ja see on alati väga tähtis kriteerium oma tööde hindamisel, et su enda filter lubas selle läbi nii-öelda. Jah, et ma hoidku jumal meid selle eest, et me satume oma töödest vaimustusse, aga minu jaoks on hästi oluline, kui ei ole piinlik, siis ma olen tegelikult on okei. Jah, tegelikult vaata, ilu on vaata silmades, nagu öeldakse, või on öeldud vähemalt, et mõni näeb, ütleb, et jumal äge, teine ütleb, et saast on ju või mis iganes on ju. Aga see on, ma olen õpilastele ka koolis rääkinud, et kui sa lähed kinno ja hakkad filmi vaatama ja kui sa saad aru, et see film on igav, siis mitte film ei ole halb, vaid sa ei ole sihtgrupp. Ja nii võib ka olla muidugi. Et sa oled mõeldud kellelegi teisele, mitte sulle. Et selles mõttes ongi, et kui ka näiteks arvustusi kirjutades või ma püüaks ikkagi niimoodi mõelda, et see, et mulle ei meeldi, ei tähenda, et on halb. Et see lihtsalt ei kõneta mind sel hetkel, kas ma ei ole sihtgrupp või mingil muul põhjusel ei kõneta, aga noh, siin viimasel ajal ma kirjutasin sellest Endla Arkaadiast. Tõesti, mulle ei meeldinud, aga ma tean ka, miks ei meeldinud, sest mul on nii selgelt meeles see esimene Linnateatri Arkaadia, millest ma olin pöörases vaimustuses ja sellest oli raske üle hüpata. Latt oli liiga kõrge. Ja ma olin sellega lihtsalt ja teine, millega mul oli sama lugu, oli see Väikeses häärberis. Et noh, ma olin üldse, Mati Unt on üldse läbi aegade vist olnud mu kõige lemmikum lavastaja. Ja see Mati Undi Väikeses häärberis tolles ajas ja kontekstis ja kõik see oli lihtsalt, see oli ikka täiesti, minu jaoks mingi täiesti silmi avav asi. Et ja kuna seda enam korrata ei saa, aga see ei ole tegijate süü ja see ei ole ka minu süü, aga lihtsalt nii on. Niimoodi ta välja paistis sulle, eks ole. Kui on valida kas teater või kino,
kumb sind rohkem kõnetab? Nii loomise mõttes kui ka vaatamise mõttes. Ma ei oska niimoodi öelda, kumb rohkem. See ikkagi väga oleneb. Mõni asi, see on nagu ka, kui ma kirjutan, et ma mõtlen, mõni lugu on näidend, mõni sobiks rohkem filmiks või tundub rohkem film olevat, mõni on võib-olla raamat või jutustus või romaan. Aga et selles mõttes see ei ole ka absoluutne, sest vahel mõni selline 2 inimest kinnises ruumis võib olla nii köitev film. Ja samal ajal mõnikord võib olla selline näidend, mille tegevus toimub kusagil, ma ei tea, avaruses, vabal looduses ja võib olla näidendina ka väga köitev, et see oleneb kirjutaja meisterlikkusest tihtipeale ja ka sellest, et võib-olla mingist absurdsusest või sellest, et vahel on või sellest teisest vaatenurgast vaatamisest, et ma just kirjutasin ühe stseeni, mis on selles näidendis nüüd käsilolevas näidendis üks, millega ma olen rahul, on see, et üks mees tuleb teadvusele, ta pea on naisterahvas üles, ta vaatab seda naisterahvast nagu tagurpidi. Ta tuleb tagurpidi. Aga sa oled ju ilus. Et selleks, et aru saada, et sa oled ilus, ma pidin sind vaatama tagurpidi. Et mingid sellised asjad kehtivad minu meelest ka selle film või teater, film ja teater puhul või raamat. Et ma ei oska seda kunagi öelda, millest see tuleb, aga näiteks ma võin sulle öelda, et üks film, mis mind on viimase võib-olla 10 jooksul kõige rohkem vaimustanud, on film eestikeelse pealkirjaga vist Järgmine ring, kus siis kamp Taani õpetajaid. Üks neist on välja uurinud, et inimese veres peaks kogu aeg olema 0,05 promilli. Et siis ta on oma nii-öelda võimete tipul ja funktsioneerib korrektselt. Ja hakkavad eksperimenteerima sellega ja probleemid tekivad muidugi selles, et kuidas hoida promilli 0,05 peal, mitte üle minna ja nii edasi. Et see oli täiesti vaimustav film, kusjuures ma ei tea, nagu selles mõttes ei ole suur film visuaalselt, et suure ekraani. See on lugu, vaata, nende meeste lugu oli see. Ja see oli täiesti vaimustav. Samas ma ei kujutaks ette, et seda oleks võimalik teatrilaval nagu teha või. Aga samas siis on see kuulus film Täiuslikud võõrad, eks ju, mis oli ju vaimustav itaallaste film. Oled näinud neid originaale, oled näinud või? Ja originaali olengi näinud. Ma ei originaali ei ole näinud, ma olen teist näinud. Aga ma ütleks, et minu jaoks oli vaimustavam David Eplenkovi lavastus Võõrad Draamateatris, kus ma ei oleks jälle ka osanud, et kuidas see siis nüüd laval järsku niimoodi töötab, et see Eesti filmi versioon oli väga hästi tehtud, aga ta on nii täpne koopia selle itaallaste omaga, et ma nagu ja ta nagu üle selle muidugi ei tõuse, aga et selles mõttes on see väga kummaline, et seda kunagi ei tea. Aga kui mul mingi idee tuleb, siis minul tuleb ta ikkagi kõigepealt nagu teatrilaloona. Ja siis saab edasi vaadata, et kas see mahub. Vaata, praegu ma olen seal Tõstamaa suveteatris, ma olen natukene nagu juba selle ruumi lõksus. Et ega seal need võimalused on väga piiratud. See seab sulle tingimused, eks ole, loole. Seda saab ainult niimoodi kasutada seda saali. Ja nüüd ma tundsingi seda lugu kirjutades mu kõige suurem selline, mis mind kinni nagu pani, oli see, et ma olen kõike seda juba kasutanud. Stampidesse tuleb. No kas nüüd just stampi, aga selles mõttes ma olen seda juba kirjutanud ja põhimõtteliselt on need lood nagu struktuuriliselt kordavad sellepärast, et seal saab tulla, eks ole, 2 poolt või rõdult või keskelt. Ja saab minna ka samamoodi ja siis, et ikkagi see ruum on nii dikteerib, et see tegevus peab toimuma kas seal mõisas, selles ruumis, et me ei hakka sinna ju ehitama mingit muud ruumi sisse. Et selles mõttes see natukene poob. Nii et järgmine lugu, mis ma nüüd otsustasin, ma teen ikkagi jälle väga Tõstamaa keskse, et Tõstamaal oli kunagi selline tegelane, keda hüüti Tõstamaa hiidnaiseks. Üks Eerika, kes tegi meeste töid ja nii edasi ja temast väga palju teada ei ole, aga näidendi jaoks täitsa piisavalt ja mind hakkas nagu huvitama see, et seal oli ikka selliseid jutte,
liikus tema kohta, et tal on meeste suguelundid ja et võib-olla ongi mees ja ma ei tea, mis. Et mul hakkas nagu fantaasia tööle, et kuidas üks naine siis selliseks võis saada. Et see eellugu on nagu huvitav ja siis seal näidendis on ka veel 3 Tõstamaa sellist pulmalaulikut või et no see ongi, et esimene, et noh, kumbki vaatus toimub erinevas pulmas, nende kesksed on need pulmalaulikud seal, kes siis nii-öelda vahendavad seda, mida külarahvas teab ja arvab ja teadvat. Ja siis see Erika, kes siis ma olen päris mitu näidendit kirjutanud sellise nõksuga, et nad on, esimene vaatus toimub hiljem ja teine vaatus on siis nagu tagasivaatav, et seekord vist tuleb jälle seda teed minna, et see on ka esimeses vaatuses, me anname need, et millisena ta vanemana oli ja mis jutud temast liikusid ja siis tuleb teine vaatus, kus me siis saame teada, miks see nii läks. Nii et nagu öeldakse, püsige lainel, eks ole, ärge minge koju vahepeal. No loodetavasti ei lähe. Selleks tuleb esimese vaatule see lõppu alati teha mingisugune tohutu purakas, et need, kes vahepeal jõudsid mõtlema hakata, et äkki ei viitsi lõpuni vaadata, et siis neil tekiks nagu tunne, et ei vist ikka peab vaatama. Sa puudutad nagu Hollywoodi stsenaristika nagu musternäidist, et teatud minutid tagant tõmmatakse, nagu öeldakse, põnevus üles ja ongi, vaatage järgmises osas, mis saab. Need seriaalid, kuidas jooksma hakkasid, eks ole. See hukk või konks, mis iga osa lõpus peab olema, jah, et seda ma mingil hetkel ikkagi päris tõsiselt nagu õppisin ja uurisin seda stsenaristika kunsti ja siis seal on nagu paar sellist asja, mis mul on, ma õppisin natukene brittide käest, paaril korral käisin sellistel kursustel ja siis mul on sealt meelde jäänud nagu kaks sellist kuidas ma ütlen, postulaati või üks on see, et mingil hetkel saabub see hetk, kus stsenarist või režissöör peab suutma tappa kõik oma kõige armsamad mõtted ehk kill all your darlings. Ehk siis, et vahetevahel tuleb loobuda sellest, mis sulle endale kõige rohkem meeldib, selleks, et lugu tööle hakkaks. Ja teine tore lause, või õigemini on see tähekombinatsioon, on KISS, K-I-S-S, mis tähendab keep it simple, stupid. Ehk siis, et ära aja asja liiga keeruliseks, et arvesta sellega, et vaataja vaatab seda lugu esimest korda. Sinul on see peas, aga tema näeb seda esimest korda, ta peab aru saama, mis toimub. Ja vahel filmide vaatamisega ongi nii, et vaatad üks kord, vaatad teist korda, et nagu mis iganes, on see siis Eesti film või lääne film, mis iganes, on ikka aegalt tahaks uuesti vaadata, näed uusi nüansse tegelikult. Absoluutselt. Et see on jah põnev, jah. Nagu... Ja sama on teatris, et kui sul ikka mingeid asju ikka võiks mitu korda vaadata küll, just nimelt sellepärast, et kui sa esimest korda lähed ja vaatad seda lugu, ja siis teinekord sa hakkad vaatama mingeid hoopis teisi asju ja siis mulle meeldib veel see, et siis ma vaataks eraldi korra vaataks veel näitlejate mängu mõnikord. Et näiteks mul, ja mis on jälle täiesti vastupidine näide sellele väikeses Häärberis ja Arkaadiale, et Ugalas tuli välja see Inishmaani Igerik, mida ma olen ka kunagi näinud Linnateatris. Ja see on jälle nii imetoredasti tehtud ja seda ma tahan kindlasti minna uuesti vaatama, et seal on mitu näitlejatööd, mis mind täiesti vaimustasid ja et see on ja kui rääkida näitlejatest üldse, siis näitleja puhul on nagu kunagi ma tegin ju Eesti Televisioonis neid portreesaateid ja siis keegi küsis, et kuidas ma neid portreteeritavaid valin. Vaata, see on see, et sa lähed teatrisse ja korraga sa tabad, et sa vaatad ühte näitlejat. Midagi tõmbab, su pilgu ja meeled tema poole. Ja kuidagi sa vaatad ja sa ei oska seda seletada, see ei ole nüüd see, et ta mängib nagu, ma ei tea, metsikult paremini kui teised aga midagi on, mis just mingisugune teievaheline keemia, et umbes niimoodi intuitiivselt ma tookord neid portreteeritavaid nagu valisingi, kusjuures enamikul puhkudel läks selles mõttes nagu minu isiklikust seisukohast väga täppi, sest et väga paljudega neist
ikkagi said meid pärast selle saate tegemist eluaegsed sõbrad, näiteks Eerik Ruus ja Hannes Kaljujärvi, et mingi soojus, mis tol ajal tekkis või mingisugune see kinnistus, eks ole. Ja see jäi ja jäi. Täpselt, ja sa ju samamoodi ju, kui sa teed ju tükke lavale, siis sul on ju enam-vähem üks ja sama meeskond. No ma ikka üritan vahetada ka, aga et selles mõttes, aga seal on natukene selline puhas praktiline vajadus ka, et näiteks kui me nii nagu Tõstamaa suveteater toimib, et me mängime eelmise aasta lavastust ja samal ajal teeme uuega proove, et siis on ju tegelikult väga hea, kui see näitleja, kes õhtul peab lavale minema, et mis ta päeval teeb, eks ju, et siis ma püüan ikka neile tööd anda, et nad saavad ühtlasi ka harjutada järgmist tükki ja siis on niimoodi nad kuidagi tekivad ja siis loomulikult see, et kellel on nagu mugav siin Tõstamaal käia, et vaata, kui ma võtan näitlejad, ohverdab mulle oma puhkuse, siis ma ei taha, et see oleks talle nagu väga raske. Ehk siis, et need, kes kas saavad veeta suve Tõstamaal, sest Tõstamaa suveteater on selles mõttes erakordselt mõnus koht tulla, et siin on väga mõnusad tingimused elada, olla koos ja nii edasi, et see natuke meenutab mulle üliõpilasmalevat. Me alati naerame, et meie õhinapõhine näitering alustab jälle tööd suvel. Et ühesõnaga, et seal see ei ole ainult töö, vaid see on nagu palju rohkem juures. Ja selle tõttu on ka vahetevahel see näitlejate vahetamine olnud, ma alati ikkagi püüan küsida nendelt, kes mängivad õhtul etendusi, et kas nad soovivad ka järgmises kaasa teha ja lähtuda sellest. Aga samal ajal ma püüan siis iga kord ikkagi igasse truppi tuua natuke kedagi juurde ka, et vaatajal oleks ka huvitav ja me tegelikult ikkagi ei ole mingi püsitrupiga teater, vaid nii, et sel aastal on siis see üllatusnägu on Sandra Ašilevi. Tõnu ajaga me oleme varem palju tööd teinud, aga mitte küll siin Tõstamaal ei ole Tõnu kunagi olnud. Nii et Tõstamaa rahva jaoks on Tõnu loodetavasti ka uus. Lauri Kink on siin olnud. Ja siis muidugi Kersti Tombak, kes on tõesti Tõstamaa teatri ainus püsinäitleja ja primadonna, ehk siis ja tegelikult ka minu lemmiknäitleja, et ma ei suuda ära imestada, miks keegi teda ära ei ole tõmmanud. Minu meelest on ta üks ägedamaid naisnäitlejaid just ka tüübi poolest, sest ta on selline, ta võib olla samal ajal kohutavalt ilus ja kohutavalt kole ja tal on täitsa ükskõik, milline ta on, naisnäitleja puhul on suur väärtus. Ja teine asi on see, et ma tean seda, et näiteks Andrus Vaarik, Jaan Rekkor ja väga mitmed ikkagi peavad teda väga heaks partneriks, et ta on laval väga aus. Ta suudab olla väga-väga aus ja väga kohal, mis on väga tore. Toetav kindlasti. Ja eelmisel aastal oli mul siis üks mu lemmiknäitlejaid on veel Terje Pennie, kes Terjekene ka oli eelmisel aastal meil siin. Võib-olla tuleb veel, nüüd ta tuli Ugalast ära, siis ta oli vahepeal nii ära vaevatud ja väsinud sellest. Vajas natukene pausi. Ja nüüd vaatame siis tulevikus. Ja Karin Tammaru muidugi on eelmisest trupist, sellest Äärberi trupist, kes mul ja Jaan Rekkor, kes lihtsalt on nii super äge näitleja. Kahjuks temaga saab ikka alati ka piike murda, tal ei ole muidu huvitav, aga... Ta põhimõtteliselt ütleb sulle midagi vastupidist, jah? Ei, ta põhimõtteliselt ei ole, aga temaga lihtsalt, ta ei nori, me ei ole kunagi ka, see on niisugune sõbralik, aga ma lihtsalt tean, et temaga tuleb nagu tegeleda, talle meeldib, kui temaga tegeletakse. Mis sa arvad, kas Eestis on suvelavastusi palju või vähe? No kui ma vaatan selle järgi, et igale poole jätkub rahvast ja rahval on ikka raha kohe nii, et eile just oli uudis, et piletihinnad jäävad sel suvel 20 ja 150 euro vahele, kui kellelgi on väljamak käia. No ütleme, et teatrisse sa lähed ju ikka kahekesi näiteks, eks ju. See tähendab siis minimaalselt kahekesi 300 eurot. Ja kui pluss muud kulud, eks ole. Ja pluss muud kulud, sa sõidad võib-olla teise Eesti otsa, eks ju, sa pead kuskil sööma ja nii edasi. Majutuma, eks ole, isegi võib-olla olnud. Et selline keskmine välisreis on üks ja kui ma siis vaatan, et publikut ikkagi igale poole jätkub, siis ei ole veel palju. Et
meil on muidugi selles mõttes, meil on nii väike saal, 116 ja ma tõesti, see ainus katse siin Tõstamaal vabaõhuteatrit teha tõeajastu lõpp, ega ma ei armasta seda vabas õhus tegemist. Seal on omad suured ohud ja miinused. No jah, sa oled ilma meelevallas, aga peale selle on see, et mulle meeldib kõige rohkem, kui mu dialoogi räägitakse ainult kuuldavuse piiril. Et ei röögita, deklameerita. Karjud üle terve pargi, et ma armastan sind, et suhteliselt. Väga usutav muuseum. No võt, et selle tõttu me praegu ikkagi püüame ja meie lisaväärtus on see, eks ole, et me toome Tõstamaale inimesi, kes siis vaatavad mõisa, käivad igal pool mujal ka. Aga loomulikult, et mul on siin käinud mõned kosilased, et tule meile ka suveteatrit tegema. No ma ütlen ausalt, et kui ma neile siis ütlen, et see on nii suur miinusprojekt tegelikult, et kas te tahate seda? Jah, et kas te ikka tahate, kas te suudate ära rahastada, siis paljud tõmbavad tagasi. Et unte pealt vaatame, jah? No ja ei, ma ütlen, et lihtsalt mina ei hakka midagi produtseerima, et kui keegi võtab produtseerida, palun väga teie asi, et hinnad on sellised ja ma olen näidiseelarveid saatnud siia neile tavaliselt ja ma ütlen, et kontrollnumbrid ja enamik tõmbub tagasi. Mis on reaalsed kulud? Jah, tuleval aastal meil on üks väike, või mis väike, see võib olla isegi päris suur, aga mulle tegid ettepaneku nii-öelda ruhnlased. Et teha nagu Ruhnu lugu, aga et kuidas see, mina ütlesin kohe, et mis te nalja teete, kuidas see rahvas sinna Ruhnu saab, eks ju, aga et mõte on teha seda siis hoopiski Haapsalus Rannarootsi muuseumi hoovi peal ja Kihnu Jenkat, jah? Ei, see oli teine päris Ruhnu lugu. See oli jah, et mu mõte, see on esialgu väga hämar, aga oleks ikkagi kirjutada sellest, et vaata, kui Ruhnu Eesti osaks sai, siis tegelikult olid tal 3 kosilast. Olid rootslased ja olid lätlased, et seda saart endale saada. Ja siis need asjaolud on ka päris naljakad, kuidas ta siis lõpuks Eesti omaks sai ja nii edasi, et kuidagi sellest... Kultuurilooline lugu põhimõtteliselt, jah? No ikka jah, ja et see Rannarootsi kultuuri ja Ruhnu kultuuri siis nagu natukene ülistada, nii et see mõte meil praegu siin idaneb, kui nüüd Tõstamaal saab lavastus välja toodud, siis ma hakkan selle Ruhnu loo peale nagu mõtlema, aga see esiotsa, mis me oleme arutanud ja käisime seda Rannarootsi muuseumi hoovi vaatamas ja Haapsalu minu lapsepõlvelinn ja nii edasi, et ega ma siis ei saa neile öelda, et ma ei tee, kuigi Tõstamaa on mul kõige tähtsam ja et selles mõttes siis tõenäoliselt ongi võimalik seda suve planeerida nii, et me kõigepealt teeme maisproove ja toome juunis selle Ruhnu lavastuse välja seal ja siis ma tulen Tõstamaale tagasi. Tõstamaal on õnneks väga kindel graafik, kuna kool lõpetab umbes jaaniks, siis enne seda seal suveteater tegutsema ei saa hakata. Ja nii, on lihtsalt teksti lugemine, eks ole? Ei, me enne ei alusta isegi seda, et see jah, kuigi me teeme ühe kontrolllugemise, võt see on nüüd selle jutu jätkuks, et ma ütlesin, et mulle meeldib neid hääli kuulda oma kõrvus ja siis ma teen tavaliselt nagu paar nädalat enne prooviperioodi algust ühe sellise esimeseks lugemiseks me kutsume seda, et tuleme kokku ja näitlejad loevad oma häälega ja siis ma kirjutan veel korra või 2 kuidas see nagu kõlab selle näitleja suu läbi? Ja siis tulevad, nemad saavad ka esitada mulle neid küsimusi, et mis neil on ebaselgeks jäänud, et siis ma saan teada, kus on nagu vaja midagi kohendada ja selgemaks teha ja tegelikult esimene kuulaja on Jaanus, kes peab seal kõik üle elama heas mõttes. Täna õhtupoolikul meil just toimub esimene lugemine. Ma loen Jaanusele näidendi ette ja siis me räägime sellest, et millest ta sai aru, millest ta ei saanud aru. Esimene lakmuspaber nii-öelda, eks ole. Jah, ta on kahjuks, või selles mõttes, mõnes mõttes õnneks, mõnes mõttes kahjuks kohutavalt toetav, et ta kunagi ei kritiseeri midagi, ta alati avaldab metsikult vaimustust ka siis, kui põhjust ei ole, aga vähemasti ma saan üle küsida, et kas sa sellest said aru ja kas sa sellest said aru ja mis mul endal on, et mul praegu on see faas, et näidend on põhimõtteliselt valmis, aga mul on endal nagu ebaselge, et kui keegi küsib mu käest, näiteks kui sa praegu küsiksid, et millest see näidend räägib, siis ma tahan mitut asja öelda. Aga ma peaksin suutma saavutada selle, et ma saaksin öelda ühe lause. Ja nagu liftikõne.
millest mu lugu Jah, räägib, et sa selle maha saaksid müüa? et see on ja üldse näiteks ka kooliõpetajatele kui keegi viitsib kuulata, ma alati räägin seda, et ärge põlastage või põlake ära ümberjutustuse kunsti. Et kui mina tegin teatriklassi, siis ma kasutasin seda päris palju, sest ma tahtsin, et nad loeksid teatriteemalisi raamatuid, mitte teaduslikke, vaid just nimelt romaane, mis räägivad teatrist umbes maagia ja sellised. Ja siis, aga kuna neid raamatuid oli palju ja ma ei tahtnud neid üle koormata, siis igaüks sai lugeda ühe raamatu ja pidi tegema ümberjutustuse. Ja et see, vaata, see on minu meelest üks võluv kunstiliik ja see tegelikult paneb su aju nagu jube kihvtilt tööle, et kuidas sa oskad seda edasi anda, seda lugu. Kuidas sa tajud seda lugu võib-olla? Ja, see ka, aga just, et sa oskad ka edasi anda teisele niimoodi, et ja siis mul on endal ka see eksam alati, et kui ma suudan ümber jutustada selle loo kellelegi, siis ma olen valmis teda kirja panema. Kunagi, kui ma proovisin oma esimese kinodebüüdi, sinu käsi on siin mängus lõpuks, Õnnelikud inimesed. Tänu sinule see ka ERR-is ka 2 korda eetrisse sai. Aitäh sulle. Ma küll sellepärast ei teinud filmi. Aga seal oli 5 novellist 5 novelli ja 6 novelli ma tegin stsenaariumid valmis ja siis kirjanik luges üle ja tõukas ühe tagasi. Ütles, et see ei ole minu lugu. Kuidas ei ole? Ma hakkasin lugema, ma hakkasin oma mingisugust, oma mõte hakkas jooksma seal. Ütles, et kas teed ringi või jääb välja? Mul ei ole aega praegu, jääb välja praegu. Aga just tütrega lepsime kokku, et kuule, teeks selle loo ikka ära. Noh, nii nagu ikka raamatus on, nagu novellis on. Ja mõtlesin, et jah, et võib-olla tõesti. Nii et see oli ka omamoodi selline katsumine, et kuidas mõtted kaotamata saaks nagu stsenaarium kirjutada ja et läheks nagu jällegi, ma arvan, sellepärast see kõnetaski see Õnnelikud inimesed, et seal on inimestest meie ümber. See on nagu sinagi kirjutad ju tegelikult ju inimestest. Ikka, no vot jah, aga seda on, eks ju, kui sa ütlema niimoodi hakkad, siis on natuke vähe, eks ju, et ma tahaks näiteks selle laevad jaetuvad aeglaselt kohta, et see on lugu inimestega manipuleerimisest. Tegelikult ma segan vahele, see on ju tegelikult mereline termin. Ja ma tean, aga see on seal üks tegelane, ehk siis see Sandra Šilevi tegelane, kes on ilmateadustaja või ilmatüdruk teles, et tema nagu ütlebki, et sisuliselt on ta siis sel hetkel minu alter ego, ta ütleb, et see on lapsepõlvest peale olnud minu jaoks kõige müstilisem lause ja minu jaoks ka, ma mäletan, Haapsalus kuulasin seda vana Estonia raadiot ja ilmateade ja siis lõpus on ja laevad jäätuvad aeglaselt. See oli alati nii õudne ja nii põnev, kuidas need laevad seal. Hiljem ma sain muidugi teada, et see on see põhimõtteliselt ikkagi Põhjamerel ja seal, kus ja et see laevade aeglaselt jäätumine on õudne asi, sellepärast, et nad märkamatult võivad kinni jäätuda. Nad võivad kuudeks jääda sinna vangi. Et seal ja siis, kui laevad on aeglaselt kinni jäetunud, võib juhtuda see, et seal, ma ei tea, hakatakse üksteist tapma ja sööma ja ma ei tea kõik. Ja tänapäeval seda enam ilmselt ei ole, aga mingil nõukaajal ja siis võidi jääda täiesti nälga seal, sest et ei saadud kuudeviisi vett ega ette. Ja noh, selles kontekstis nüüd, siin on see pigem nagu see, et me kõik oleme natuke nagu laevad ja meil on kohutavalt raske aru saada, kui meie teaduses toimuvad mingid sellised protsessid, et noh, mille analoog on siis jäätumine, aga mis tegelikult on see, et me miskid asjad hakkavad meie teadvust niimoodi mõjutama hästi aeglaselt ja me ei saa aru, et me tegelikult muutume. Ja mitte selles suunas, kuhu me tahaksime. Et see on nagu seda me seal kusagil ei seleta, see ongi see raske konks, et see mõte nagu, et inimesed sellele peale ikkagi ise ka tulema hakkaksid. Aga noh, see põhimõtteliselt see lugu on ikkagi natukene naljakas, natukene fantasy, nagu mul on, või muinasjutt, natukene muinasjutt. See on ka sinu üks stiilidest tegelikult. On jah. Ikka see, ma ise tahan hästi ülbelt öelda, et see on maagiline realism. Jah.
nagu siin on öeldud sinu kohta, et Eesti väikekohtade atmosfääri oled sa puudutad palju ja inimsuhete absurdsust ja kõik sellist asju, põlvkondade konflikte ja ohoh, kes nii on ilusti. Niimoodi loe internetis, seal kirjutatakse igast põnevad no jah, vaata väikekohtade see on, et seekord jälle, et kuna me oleme seal mõisasaalis, eks ju, siis ma pidin välja mõtlema, ma ei tahtnud kirjutada seekord mõisa ajaloost, nagu ka eelmisel aastal, aga ma pidin kirjutama mõisatest, sest me oleme mõisasaalis, eks ju, ja ma ei saa seda mõisasaali mitte millekski muuks. Ja siis eelmine aasta ma kirjutasin sellest, mis tegelikult oli ka eelmine aasta tohutu teema ja on võib-olla vist see aasta ka, et Eestis on nii palju mõisaid müügis ja mõisapidamine ei tasu ennast üldse ära ja sellest 90. aastate keskpaiga vaimustusest, et me kõik saame mõisnikeks, oleme me ammu üle, eks ju, ja siis, ja siis ma leiutasingi sellise perekonna, kes on ka hädas ühe mõisapidamisega ja see omakorda sai alguse sellest, et ma nägin maahommikus ühte lugu, kuidas üks perekond, noored inimesed hakkasid taastama mõisa sisuliselt oma kätega, ma ei tea, kuidas nad seda plaanisid ja ma kujutasin ette, et vaesekesed läheb mööda 30 aastat ja te ikka taastate seda mõisa ja millal te siis elate, et see nagu, kusjuures minu meelest on täitsa okei, et ongi selline elu ja see meeldibki, lihtsalt vahel tuleb endalt küsida, et kas ikka meeldib ja mis mu lapsed sellest arvavad näiteks. Et kas mu lapsed tahavad seda, et ma seda teen, et kas nad tahavad seda pärast endale ja nii edasi, et sellest ma püüdsin kirjutada. Aga seekord on mul siis see, et vanasse mõisahoonesse on jäänud nii-öelda nagu nõukaajal pandi igast ametiasutusi, eks ju, et seal on pandud ilmajaam. Ja nüüd on see mõis maha möödud ja see ilmajaam peab põhimõtteliselt välja kolima, aga see on lihtsalt raamistik, see ei ole üldse oluline lihtsalt, et kuidas saada see nüüd sinna mõisa. Ja selle loo taust tegelikult on hästi ammune, mul vist ei olegi nii kaua vindunud lugu olnud varem, et see oli ka mingi 15 aastat tagasi olen ma kirjutanud selle esmase kirjelduse sellest loost. Ja seda on nüüd, ma olen 100 korda muutnud ja lõpuks, aga see põhiasi on jäänud nagu samaks, et seal on üks tegelane, kes on terve elu püüdnud varjata seda, kes ta tegelikult on. Seal on üks tegelane, kelle elutöö on lihtsalt manipuleerida teiste inimestega, võtta sellest raha. Ja see on omakorda tulnud sellest, et viimastel aastatel on mu teele juhtunud 2-3 sellist inimest, kes tegelevadki sellega, võtavad selle eest raha, et teistele kärbseid pähe ajada. Ja siis on seal veel 2 tegelast. Ja jäägu see siis nagu saladuseks, nii et põhimõtteliselt meie saade läheb eetrisse sinuga 25. juunil. See on mu sünnipäev. No näed, peaks umbes 25 olema, kui on neljapäevane päev vist, see peaks ma ei tea seda, aga... Või sinna kanti, pluss-miinus mõni päev, no näed. Nii et praegu... Siis me alustame just proovidega. Just, täpselt nii. Nii et aga nagu võttes Pantaloone sõnad suhu, et tulge teatrisse. Nii et sinu suvi on töine ja iga suvi on sul selline piisalt töine ja sa naudid seda, nagu ma aru saan. Jah, sest et ausalt öeldes oleme üldse seda tüüpi inimene, keda tänapäeval väga põlastatakse, et ma ei saa aru, mis see nii-öelda puhkamine on. Et puhkamine minu jaoks ongi see, et ma tegelen harrastusega. Harrastus on mul paraku see, mille eest mulle jumal tänatud midagi ka makstakse, ehk siis minu meelest kõik klapib ja see ei kurna mind sugugi. Ja ma ei tunne üldse, et ma oleksin nagu vaevatud, sellepärast, et see on natukene, mul on sarnane tunne tekib, kui meil on korteris vann, kui me ostsime, see vann oli seal, eks ju, ja mõtlesin, et nüüd ma hakkan vannis käima. Siis ma läksin vanni ja siis ma mõtlesin, et mis siin vannis tehakse? No ma olin 5 minutit vannis, ronisin välja, kuivatasin ennast ära ja rohkem ei ole ma seal vannis käinud, sellepärast, et ma ei saa aru, mida vannis tehakse, et ma ei oska lihtsalt niimoodi olla. Et ma tahan ikka, kui ma mõtlen, siis ma tahan ka, siis ma toimetan aias või eks ju, aga et selles mõttes, et ja sama on ka näiteks, kui ma käin kuskil soojas kohas puhkas, mulle meeldib küll, aga seal pikalt kuskil liiva peal lebaskleda ja seda ma ei oska. Et ma käin ujumas, ma võtan kuivatan ennast ära, natuke kuivan seal ja siis ma tahan juba jälle kuskile minna, et meil ühe korra oleme sattunud sellisesse
sellisesse resorti siis, kus oli niimoodi, et ta oli nagu astangutega ja iga astangu peal oli bassein ja lõpus oli meri. Ja siis me sõitsime hommikul alla mere äärde, hakkasime sealt pihta, natuke olime seal, siis tulime järgmise astangu peale, olime basseini ääres natuke aega. Et võt niimoodi on nagu võimalik, aga see, et ma lähen nagu terveks päevaks, kunagi ma olen olnud noorena terveks päevaks randa ja ma lihtsalt olen seal. Ma ei saa ju rannas lugeda ka, minu meelest on see liiga valge ja liiv tuiskab ja. No ja ei tea, et ma ei oska nagu niimoodi olla, et mulle õudselt meeldis kunagi Jaan Tätte ütles, et siis, kui ta tegi seda reisisaadet, nüüd ta jälle tegi see Norra saate, aga siis, kui ta pikemalt tegi, et sa noorepõlves unistad või lapsena, et ma tahaks sinna minna ja siis, ja mõtle, sa lähedki sinna. Ja seal sa siis oled. Et selles mõttes see, mitte et see alati peaks pettumus olema, muidu see Pariisi näide on ju üks hästi klišeelik, eks ju, et me kõik läheme sinna Hemingway Pariisi ja aga seda ju ei ole enam olemas. Et selles mõttes see, aga jah, et ma ei oska nagu olla niimoodi, mulle ikka meeldib mingit tegevust teha. Noh, ma olen natukene niisugune kannatamatu ja surfaja ka, et see tegevus peab olema vaheldusrikas, mul peab olema mingi teine tegevus. Nii et selles mõttes mulle see Tõstamaa suved nagu hästi sobivad, et see ongi minu puhkamise viis, see sobib, kuna ma ka aastaringi seda täpselt ei tee, sarnast asja. Ja noh, teine asi on see, et nagu ma ütlesin, et see Tõstamaal olemine, see natuke on nagu õues käimine, natukene nagu laagris olemine, natuke, et teine kontekst, teised inimesed, kuidagi hästi soe ja turvaline on see ka õnneks alati olnud, et need trupid on, noh, sa ju valid inimesi ikka ju kõhutunde järgi ka, eks ju, et päris ämbrisse ei ole astunud. Pluss, et läbi aastate on see andnud nagu väga palju selliseid inimesi, kellega võib-olla muidu ei olekski sattunud kokku, et mul selle aasta kontekstis tahaks lihtsalt öelda aitäh Jörgen Liigile, kes kunagi tuli Tõstamaa suveteatrisse, kuigi me teadsime tänu Rita Ilvesele ja Minikatele juba aastaid teineteist, aga kui ma kutsusin, ta tuli ja see Jörgeniga suvi see jälle kindlasti jääb nagu, oli jälle täiesti hoopis teistmoodi, meil oli selline episood, tol ajal sai Tõstamaa bensiinijaamast öösel ka alkoholi kätte niimoodi, et alles hommikul nagu lasti see arvutist läbi, eks ju. Ja siis, aga selleks tuli proua ära võluda, kes seal leti taga oli ja siis ühel korral oli meil selline asi, et Jörgen esitas Unustuse jõel. Seal prouale laulis Jaak Joala laulu Unustuse jõel ja meie tüdrukutega olime seal leti all peidus nagu. Ja siis Kersti Tombak naeris hirmsasti, seal on siuke nõlv, et ta veere sealt nõlvast alla. Ühesõnaga, mingid sellised asjad, mingid sellised mälestused, mida mitte keegi mitte kunagi sult ära ei võta. Ja ma loodan, et sa inspireerud jätkuvalt meie elust ja eludest. Inspireerid ka noori inimesi. No loodame jah, ma ise loodan ka, et päris ära ei puitu ja siis ja kui me saaks selle Tõstamaal veel teatriõppe käima, siis tahaks ka noori tõesti inspireerida. Mis on ju selle noorte juures tegelikult tore ja hästi tähtis? See hoiab ennast ka noorena. Et selles mõttes mina muidugi olen võib-olla natuke selline lapsik inimene üldse, et mõni ütleb, et noor hing ja et no ma ikka tunnen enamiku inimeste juures olekul siiamaani ennast nendest nooremana. Ja mu elu suurim lohutus oli see, kui Jaan Kaplinski ütles, et tal on täpselt samamoodi. Aga et see, et minu õpilastest on saanud mu sõbrad, nad on mul sõpradeks jäänud ja et kuidagi ma tunnen, et see aitab nagu mitte vanaks saada, mitte päris vanaks saada. Samas ma tahaks väga, et ma oskaks väärikalt vananeda. Et see on minu meelest, et ei teki seda, et sa hakkad klammerduma mingisugustesse asjadesse, püüad hirmsasti välja näha noorem, kui sa oled ja ma ei tea, noh, kuidagi tahaks nagu, et oskaks leppida. Viimase aasta suur mõte
mille ma välja mõtlesin, on see, et miks ei ole vaja surma karta. Sellepärast, et mulle õudselt meeldib magada. Ja kui sulle meeldib magada, see tunne, et sa magad ja sa korraks nagu tuled pool teadvusele ja tead, et sa saad veel magada. Ja siis ma mõtlesin, et aga surnud olemine äkki on natuke sarnane. Et siis ei ole ju tegelikult midagi karta. Minu meelest palju hirmsam on see, et kui inimesed surevad su kõrvalt, et need, kes maha jäävad, et see kaotusvalu. Aga minejal ju nagu tegelikult ei ole midagi karta. Jah. Eks me siis näeme, kui me sinna jõuame. Väga morbiidne lõpp on. Aga see on elu. Ei, see on elu Täist ja minu elu, meelest, ja see oli jälle Marika Vaarik, kes kunagi mulle ütles, kas see surmast ka vahel, ma ütlesin, et iga päev. Jah. See on täiesti normaalne, et seda... See on üks osa meie elust. Et lihtsalt, selle juures on see, et ma ei tahaks nagu leppida sellega, et ma ei tahaks, et tuleb see päev, et ma olen nagu leppinud, et nüüd hakkaks nagu, ei tahaks pikali ja hakkaks ootama. Aga... Mulla Madis ja Liiva Hannus, nagu mu vanema rääks, ootas neid, et ei tule, täna jälle ei tulnud ja... Aga jah, et selles mõttes on ju ka see, et oma näidendites ma ikkagi ma mängin nagu läbi näidendite ikkagi selle surma teemaga. Ja eks see on ka natukene sellega seotud, et seda iseendas võib-olla mitte maha suruda, aga vastupidi, et ennast nagu valmistada ette selleks, et ühel päeval see ju tuleb. Ja jumal tänatud, me ei tea, millal see tuleb. Jumal tänatud, jah, ei, seda küll ei tahaks teada. Aga samas näiteks need inimesed, eks ju, kellel on mingid kurjad diagnoosid ja kes, seda võib-olla siiski tahaks, et ei tuleks niimoodi, et ei jõua nagu asju korda ajada. Ei jõua öelda nendele, kellele tahaks, et ma armastan sind ja selliseid asju. Aga teistpidi jälle tundub selline päevapealt ja sadulasminek ka nagu äge, et... Tipus olles. Ja selles mõttes, et ei tea ette, et lihtsalt lähed, oledki läinud. Väga positiivne noot. Ja, sest et see, mida karta, on pigem nagu haigus ja valu ja kannatused. Ja nõmedad inimesed. Vaat see on väga õige. Et lollust mina ei kannata. Mina ka ei taru. Ma kohe jooksen. Just, mulle meeldib üks Kiviräha lause, et minu meelest Ivan Orav ütles seda, et eestlased on muidu täitsa tore rahvas, ainult, et totraid on palju. On jah. Mina ei tea, mida see Kivirähk sööb, et ta sellist asja kirjutab. Aga lahe vend on ta küll, jah. On, jah. Nii et edu sulle nende teatritegemistes, tõlkimistes, lavastustes, mida iganes sa veel teed ja teha tahad, kuni siin muruniitmiseni välja, mida me siin täna oleme blokeerinud täna vist. Selleks on mul muruniidu operaator. Nimega Hemianus. Aga mina jälle tegelen puude lõhkumisega muide. Kuigi ma olen puude lõhkumismasina operaator ainult, aga ikkagi mulle... Selle paberi taga teed ikka käsitööd. Ja, aga mulle õudselt meeldib selle masinaga lõhkuda. See vist maandab kuidagi hästi vist. Jah, seal on hea mõelda. Seal on väga hea mõelda ja selles mõttes, et mina ei uskunud, et see masin nii tõhus on. Et muidugi seda sa pead ikka, need pakud tuleb ikka sinna upitada ja tõsta ja natukene on füüsilist selle juures ka, aga põhimõtteliselt ma tõesti ei uskunud, et see masin nii on. Et me ostsime selle masina mitu talve tagasi ja siis ta seisis 2 aastat meil pakendis, me ei saanud seda üles pandud, siis eelmisel suvel, me ei julgenud alustada, sest me kartsime, et me ei saa seda kokku ja siis on kõik kruvid kadunud ja ma ei tea mis. Ja siis eelmisel suvel käis meil linnanaabrimees külas, tema pani siuh-säuh selle kokku ja nüüd ma igal õhtul paar tundi lõhun puid, sest puid on meil nagu meeletult, siin on tormid maha võtnud ja me oleme ise maha võtnud ja tööpõld on lai. Jaa. See mulle küll meeldib, jah. Nii et jätkuvad lahedat suve ja nagu ma ei tahaks nüüd kedagi korrata, aga mulle meeldib Reet Linna ütles, et näeme veel või elame veel. Elame veel, jaa. Seda võib ikka öelda, muidugi. See on väga tore ütlemine. Aitäh, et sa tulid ja aitäh, et sa vastu võtsid. Oli väga tore. Sai jälle endast rääkida, mis on ju inimese lemmiktegevus. Sellepärast ma siia tulingi.
Nii et aitäh! Sellised lood mõtted said seekord räägitud. Vestlus Gerdaga kinnitas taas vana tõde, et elu muutub huvitavaks siis, kui julgeme uusi asju proovida, inimestega kohtuda ja koduusest välja astuda. Samuti jäi kõlama, et inspiratsioon ei pruugi alati ise kohale tulla. Vahel tuleb lihtsalt tööga alustada ja küll head mõtted siis järgi jõuavad. Aitäh, Gerda, selle sisuka ja sooja jutuajamise eest. Ja nüüd üks väike suvine soovitus kõigile kuulajatele. Kui satud sel suvel Pärnumaa või Läänemaa kanti, siis võtta ette sõita Õstamaale. Sealne suveteater pakub ka tänavuelamusi, häid lugusid ja meeldejäävaid kohtumisi. Lavale jõuavad nii eelmise aastal publiku südame võitnud Häärber kui ka uus lavastus Laevad jäätuvad aeglaselt. Võta sõber kaasa ja tule koge ise seda erilist suveteatri atmosfääri. Järgmised Elulabori lood juba peagi kuulamiseks valmis. Seniks kuulmiseni järgmises saates.